Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on, mida toob aprill 2026, nii et mis on aprillikuul meie jaoks varuks, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Tegemist on siis nagu ikka valikaart stiilis videoga, valida on siis 3 valiku vahel, valik number 1, 2 ja 3. Iga valik saab endale terve posu tarokaarte, oraaklikaarte, selle kuu olulised siis tähemärgid võtame ka ette siis igale valikule ning siit kausikesest siis lugemise lõpus saavad ka siis igaüks endale sellised selle kuu olulised kuupäevad, et millal miski juhtub ja sellist olulised ajapunktid. Ja siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, et kui sul on enda valik tehtud, ära tunnetatud, siis saad selle kirjelduse siin video all avada ja klikkida siis sellele ajamärgile. Video hüppabki kohe automaatselt sinu siis lugemise juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima ja jalgratast hakkama leiutama. Ja enne veel, kui ma alustan, tahan kõigile teile öelda kogu südamest tõesti suur aitäh. Kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud videole like'i, oled kommentaarides mulle hästi märku andnud, kui midagi on hästi sobinud, täppi läinud, meeldinud sulle, suur aitäh. Ja aitäh ka kõigile, kes on külastanud siis tiiutarot.ee kodulehte. Et seal on ka erinevaid lugemisi, mida toob aasta 2026, mida toob kevad, seal on armastuse teemal, raha teemal, töö teemal, seal on väga palju erinevaid lugemisi ja need on ka kõik ainult valikaart stiilis lugemised, et kui sulle see meeldib, siis saad ka sealt vaadata tiiutarot.ee. Aga meil rohkem siin täna pikka juttu ei ole, lähme lugemise juurde ja alustame. Valik number 1, tere tulemast, kui sa valisid selle imeilusa, sellise suure kivikese, siin on küll oranži, siin on halli, siin on pruuni, siin on siiruviiruline siis kivikene sulle, et võib-olla selline suhteliselt kirju kuu meil siis tuleb valik number 1, aga vaatame, mida ka kaardid siis räägivad. Võib-olla sa valisid ka selle kaardi järgi, see on siis loomahingede kaardipakist. Kaart number 63, see on tegelikult raisakull või raisakotkas, pigem, ja see kaart räägib sellest, et mitte miski ei lähe nagu raisku või kaotsi, et igal asjal on põhjus, isegi kui midagi ei tule välja, isegi kui mingi suur viga, isegi kui on väga suur võit, vahet ei ole, et kõik on vajalik ja kõigest on õppida, et mitte midagi ei juhtu ka nagu ilma asjata või niisama, et igal asjal on oma nagu põhjuse tähendus. Järgmine kaart on meil kaitseinglite kaardipakis, see on kaart number 25, see on positiivsuse ingel ja see tähendab seda, et tunneli lõpus on valgus, nii nagu need see inimene ingel koos siis sellest pimedast tunnelist siin väljuvad. Siis on meil see roheline kaardipakk, tema räägib rohkem nagu tervisest. Siin on pigem nagu selline füüsiline tervis, siin on palju mingi spordi ja toitumisega seotud kaart, aga sul on tulnud välja hoopis meditatsiooni siis kaart, kus inimene hästi mediteerib, saab kontaktiga enda kõrgema minaga, et väga palju sellist kanaldamist ja ilusad nagu vikerkaare värvilised nagu valgusvihud temast välja siis paiskuvad kuidagi. Ja järgmine vikerkaar on meil ka siin sellel kaardil, mis nüüd tuleb siia järgi ja see on siis haldjate kaardipakist tuleb kaart ja selle nimi on tervendamine. Kuu oraaklikaardid ütlevad sulle aprillikuus, et meil on kasvav kuu vee-elemendis ja selle kaardi nimi on kirg, see on kaart number 3, nii et väga kirglik kuu tundub tulevat. Ja armastuse ja paarisuhete kaardipakk, sealt tuleb kaart number 22 ja selle kaardi nimi on südame asjad või et asja tuum või asja südamesse minek. Taros kohtumõistmine õigetpidi, müntide 2 tagurpidi, karikate äss õigetpidi, milline armas kaart, meil on karikate 7 õigetpidi ja kaarik õigetpidi, väga hea. Ja siin on siis valik number 1 sinu siis selle kuu olulised tähemärgid, need siis võtame sinuga koos siin lugemise lõpus välja, et sul oleks nii põnevalt midagi ka ees oodata. Aga üldiselt, mis meil toimub? No tead, valik number 1, tead, ma ütlen see niimoodi. Sul on kõik nii hästi, sa ei pea mitte ühegi asja pärast nagu muretsema. Reaalselt me võime selle lugemise kohe kinni panna ja nagu tea, et sul läheb niikuinii igas valdkonnas, sul on armastusekaardid head, sul on töökaardid head, sul on ilusad nagu edasiliikumised, uued algused, sul on nagu kõik isegi nagu terveneb sinu elus, nagu on see meie keha, tervis, suhted, kõik isegi on nagu sellisel väga tervenevas energias ja tõusuteel, eriti kui meil on ka kohtumõistmine õigetpidi väljas, see on nagu päris suur hüppe ülespoole ja ka edasi ja ka nagu uude ellu, nii et kõik on nii hästi.
ära üldse muretse ja aina paremaks, kus juures läheb, mul on tunne selle siis kuu vältel. Et alustame sinu tööst, kuna sul on kaarik õiget pidi, see on üks kõige mesimagusamaid kaarte ja veel õiget pidi ka, mida endale siis tööalaselt karjääris nagu saada. Kaarik ei ole paar sammu edasi, 3 sammu, 10 sammu, 100 sammu, 1000 sammu, see on reaalselt 1 000 000 sammu, see on nagu nii suur edasiliikumine, nii suur hüpe. Kaarik on minu jaoks, kui ma kaarte loen, iga lugeja tõlgendab siis erinevalt või kellel mis mida tähendab, on ju, et me saame ka ise siis hästi nagu tunnetada, et tunne on tähtsam kui tähendus, nagu ma enda õpilastele ka ütlen, aga minu jaoks isiklikult on kõige nagu sellised suurema edu nagu märgid alati karjääris, kui tulevad välja kaarik või keiser. Mõlemad siis on juba imeline, on ju, aga sul ongi kaarik nagu väljas. Ja kaarik on nagu suur kordaminek ja suur edasiliikumine, kes on töötud, kes otsivad uut tööd. Kaarik on nagu mega hea kaart, mis endale saada, sest ta on ka liikuv kaart, et ta liigub nagu edasi, et me nagu avame uue ukse või et me hakkamegi midagi uut tegema. Paljudele teist ma ütlen niimoodi, kes otsivad uut tööd. See ei ole selles asukohas, kus sa praegu oled. Sul tuleb natuke liigutada ennast. Karikate 7 ja kaarik, need on liikuvad, reisivad kaarik. Karikate 7 tavaliselt tähendab, et mitte tava asukohas, mitte tava piirkonnas või mitte see, mida sa oled varem teinud või otsinud, et sa otsid teatud ametikohta, teatud valdkonda, teatud ülesanded, aga sul tuleb enda jahimaad nagu vägagi laiendada, väga tugevalt laiendada ja kaarik võib-olla tähendab, et see on kuskil teises linnas või et väljaspool seda mugavat tsooni, kus sa hetkel nagu elad, ja kaarik on tegelikult väga hea sõiduvahendite kaart, väga hea reisimise kaart, et kui isegi me peame meie töö ja elukoha vahel on distants või vahemaa, see ei ole halb asi praegu siin, et see ei ole nagu selline katastroof, mis hakkab sulle hullult pinda käima, pigem on see isegi nagu tore selline keskkonnavahetus, ma ütleksin niimoodi, kes välismaale kolida tahab, välismaal tööd teha tahab, ülihead kaardid ka sulle. Et kui sa juba nagu selles suunas nagu mõtled, võib-olla on see alles selline väike mõttekene sinu sees ja need praktilised sammud tulevad kunagi alles tulevikus, aga mul on tunne, et sind hästi ka sinnapoole siis suunatakse, et elamine, välismaal kolimine, välismaale reisimise energia on hästi tugev ka siis kaarikus. Et kes läheb reisile, aprilli, isegi lõpupoole on väga head kaardid ka selleks, et võid üldse terve kuu ka, nii et ära põe, kui sul on mingi 1. aprill on reis, et kõik läheb hästi. Kaari kõigepealt on nii sujuv, ta on nii lahe, ta on nii edasiliikuv, tal on uued ägedad ideed, ta ületab raskused nagu lihtsalt kuidagi kogemata kõik laheneb, kui on kaarik õiget pidi, et kaarik tuhiseb nagu hästi edasi, kaarikut juhivad siis must ja valge hobune, et see ongi selle nagu sümbol, meie elu nagu sümbol, et meil on alati tõusud ja mõõnad, et on rasked olukorrad ja väga toredad ja armsad olukorrad ja see kõik on kompott, et need mõlemad hobused ja mõlemad jõud, need must ja valge on tegelikult korraga ja nad on võrdsed. Sest universum teab, et meil ei ole halb olukord ja hea olukord, need on hinnangud, mis me ise subjektiivselt anname nendele ja siis intsidentidele või olukordadele. Meil on olemas õppetund ja õppetund. Muud mitte midagi ja kõik on ületatav selles kaarikus ja teadmatus on niimoodi, kui sinu elus on olnud mingi draama, mingisugune olukord, mis on tunned, et lahendamatu ja issand jumal nagu kuidagi nii raske ja kuidas ma sellest edasi liigun. Kaarik õigemini tähendab, et ühel hetkel sa oled niimoodi sellest edasi liikunud, et sa ise oled ka nagu üllatunud, et issand jumal, et ma ei arvanudki, et see nagu lahendatud saab kuidagi või et kaarik nagu hüppab sellest kõigest üle. Kaarik on ka väga julge kaart ja ka julge hundi rind on hästi rasvane sul selles kuus. Valik number 1, sest sul on ka kohtumõistmine õiget pidi, kaarik õiget pidi, need on nagu sellised korraliku tuhina nagu energiat. Ja kohtumõistmine peab julgema lihtsalt nagu liigutada ennast, et sammu haaval, tibusammudega kasvõi, aga me peame ühe jala panema teise ette, siis selle teise jala jälle esimese ette ja me peame tipa-tapa ikkagi edasi minema. Selles kuus kahjuks valik number 1, kui sa istud kogu aeg kodus iga päev, mitte midagi ei tee, siis paraku elu jääb hästi nagu kuidagi seisma, kõik stagneerub ja võib-olla need imelised edukaardid, mis sul on, et selleni sa ka ei jõua, et sul tuleb liigutada ennast. Paraku nii on, ei saa mossitada siis kodus oma ette. Kaariku miinus on suur kadedus. Kaarik on niivõrd äge, ta saavutab väga palju elus
ja tal on ka nagu sellised liidri omadused, eks ole, et kaariku ees on küll must ja valge hobune, aga kaarikut juhib inimene, ehk siis sina juhid kõike, sina juhid hästi oma elu kusjuures selles kuus. See on hea kuu, kus haarata ohjad, saad oma rahaasjad korda, saad tööasjad korda, saad suhteasjad korda, saad üldse kõik elu korda, plaani paika ja ka suurte sammudega edasi, väga-väga äge. Ise nagu kuidagi otsustad julgelt, oled hästi tubli, juhid oma elu ja see tekitab inimestes väga suurt vimma, kadedust, tagarääkimist, igasugust mingit nähvamist, et kaariku kaardis kahjuks see niimoodi on, et see must ja valge hobune tähendab seda ka, et meil on väga palju fänne ja siis väga palju kadetsejaid, kes istuvad meie ümber, näod kadedusest rohelised ja muudkui räägivad taga ja issand jumal, kuidas ta ikka sellist asja teeb. Ja see paraku käib ka asja juurde, et kui sa mõtled nagu maailma kuulsate inimeste peale, võtta näiteks laulja, kes on üle maailma kuulus, et neil on ju ka niimoodi, et neil on hästi nagu miljoneid fänne, aga ka on need mingid igasugused negatiivsed kommentaarid, mis iganes on ju, et kaarik paraku nagu selline on, et ära lase teiste arvamusel, teiste mingisugusel tujutsemisel nagu enda kirge kustutada, enda edasiliikumist vähendada, ära lase kellelgi ennast nagu ettevaatlikuks või ärevaks nagu teha, et sul on tegelikult väga hea siht silme ees, juba praegu tegelikult on, sa otsustad väga hästi, sul on ka müntide 2 tagurpidi, mis ongi see, et otsustan ära, teen ära, et sa oled nagu hästi sellises mõnusas, voolavas nagu tempos ja sa julged vastutada ka iga otsuse eest ja enda elu eest. On see mingi suur viga, on see mingi suur kordaminek, ma saan aru, et lõppkokkuvõttes vahet ei ole, edasi me liigume õiges suunas niikuinii, vaata, et mõnikord mitu rada ka viivad samasse nagu kohta välja, et sellepärast meil ongi see raisakotka nagu hingekene, mis ütleb meile seda, et mitte ükski olukord tegelikult ei ole nagu vale või et valel ajal, vales kohas, et kõik peabki minema nii, nagu ta läheb. Igal asjal on oma nagu õppetund, oma koht, kõik, mis meiega juhtub või ei juhtu, et see peabki niimoodi nagu minema. Ja kui me hakkame elu vaatama nagu õppetundidena, mitte nagu appi kui õudne, et see juhtub minuga, vaid oi kui tore, see juhtub minu jaoks praegu on ju, et siis seda kuidagi õnnelikumalt me ise ka nagu edasi liigume, et mitte miski ei lähe raisku. Isegi kui sa nagu mõtled, et ma tulen nüüd sellelt töökohalt ära, et ma raiskasin oma aega või et näiteks suhe sõbraga sai läbi või et juhtus midagi, kuigi sul ei ole nagu tegelikult suhtedraamasid siin on ju väljas väga, aga ma lihtsalt nagu, et illustreerida seda sõnumit on ju, et suhe läks sõbraga nagu lörri näiteks on ju, siis me mõtleme, et ma raiskasin oma aega või et jätad näiteks õpingud poole ja siis mõtled, et ma raiskasin oma aega, tegelikult ei raisanud. Iga asi, mis me elus teeme, vahet ei ole kui kaua või kui vähe, vahet ei ole kui kaua või kui vähe ka see inimene, meie elus siis ei ole, see on vajalik ja see oli tegelikult õige. Sa pididki selle täpselt niimoodi läbi elama, tulete endale seda ka selle kuu jooksul hästi meelde. Järelikult ma pidingi selle asja täpselt niimoodi läbi elama, sest see oli kõige nagu parem versioon ja viis, mis mind kõige kiiremini ja paremini edasi aitab elus, on ju. Et mitte miski ei lähe nagu raisku, et rahaasjades on nagu mega head energiat ja meil on ka kohtumõistmine on ka näiteks kolimise kaart, et kes otsib endale uut kodu, tahab liikuda edasi, tahab näiteks osta, üürida, vahetada lihtsalt kodu välja. Kohtumõistmine on suurepärane energia ja see on veel õiget pidi ka, et mitte miski nagu sulle siin piiri nagu peale ei pane, fooris põleb roheline tuli. Reisimine, kolimine ja töövahetus, need on nagu nende suurte kaartide siis teema. Ja karikate 7 räägib ka selles suhtes nagu võimaluste paljususest, et ma ei arvanudki, et mul on nii palju variante nagu elus või nii palju võimalusi teha nagu asju või et meil hakkavad täitsa uued töökohad kuskilt paistma, täitsa uued ideed, täitsa uued suhted näiteks vallalised, eks ole. Karikate 7 ongi nagu, et sa pead siis valima. Karikate 7 mõnikord tähendab, et pea läheb sassi, sest nii palju häid valikuid tuleb ellu või nii palju siis mõtteid, ideid on su peas, et nüüd ei tea, et mida võtta, mida jätta. Karikate 7 võtta lihtsalt üks asi, tee see ära, alusta kuskilt, siis võta vaikselt teine. Et liikuma ja liigutama sa ennast nagu pead.
müntide 2 ka tähendab tihti 2 töökoha vahel valikut, võib-olla ka 2 elukoha vahel valikut ja valima sa pead. müntide 2 ei saa venida, see kuu sa ei saa venida, muneda mingi asja otsas, ei saa, sa pead otsust ära, tee ära. Võta lihtsalt tollel hetkel see, mis tundub kõige lahedam, kõige põnevam, kõige ägedam, ära hakka analüüsima või et siin ei ole mõtet endale mingid plusside ja miinuste mingisugust nimekirja hakata tegema. Pigem nagu võta see, mis on lahe ja põnev, hakka sealt pihta ja siis vaata edasi, on ju, et pigem nagu tasub väga liikuda. Et hästi selline huvitav kaart, et mõnikord müntide 2 me nagu kõlgume kuidagi maa ja taeva vahel ja võib-olla sul on lähiminevikus olnud pikka aega selline tunne, et mida teha või kuhu ma lähen või kes ma üldse olen või mida ma otsustan, ma ei tea, mul ei ole ühtegi head valikut näiteks laual, et ma ei tea, kõik mõttetud töökohad ümberringi, ühtegi normaalset partnerit ei leia, vaata, et meil on mõnikord nagu selline tunne, et ma igavesti ootan kuskil nagu 2 vahel või et ma nagu ripun õhus, on ju. Ja see tunne saab nüüd aprillikuus läbi, et see on nagu selles suhtes hea uudis. Kohtumõistmine tähendab, et sa oled enda uue elu lävepakul. See ei ole väike kaart. See on kaardipaki üks kõige suurema mastaabiga kaarte. Sa oled tegemas lükkeid ja samme, osadele juba see kuu, osad teist alustasid kusjuures märtsi lõpus, alates 20. märtsist. Osad teist teevad see kuu ja osad teist nüüd tulevikus järgneva paari kuu vältel, kuna see on suur kaart, siis ta kestab 3 kuud, on ju. Mida te teete? Suuri muutuseid, uus elu, uus töö, uus elukoht tähendab, on ju, uus kodu, võib-olla uued suhted vallalised, on ju, ja kategooriliselt tegelikult see kaart puudutab kõike elu valdkondasid ja meie elu hakkab suuresti nagu muutuma ja kuhu paremuse poole alati, sest kohtumõistmises me laieneme nagu tohutult. Ja võib-olla ise ka ei usu, et kuhu ma nüüd välja jõudsin. Kui sul on mingisugune soov, südamesoov, unistus. On see enda koduga seotud, on see mõni äge töökoht, reis kuskile. Ja sa leiad ennast mõtlemast, et see tundub nii suur ja nagu kõike haarav või nagu nii selline kõikvõimas suur asi, mida ära teha, et ma ei tea isegi, kus kohast alustada või et ma vist ei jõuagi, et see tundub nagu nii, et nii kauge või nii suur ja nii kuidagi tohutu asi, on ju. Siis tea, kohtumõistmine ju seda tähendabki, et seda sa just saadki, aga kuidas samm-sammu haaval. Alusta lihtsalt kuskilt pisikesest asjast pihta, tee kas või natukene midagigi ära, proovi, katseta, õpi, arene, tee mingi üks liigutus, mis sa teha nagu saad, et siis sa teed hiljem teise liigutuse ja siis sa teed juba 3. liigutuse ja väga-väga ilusasti edasi arened, et kohtumõistmine on hästi nagu selline. Ta on natuke hirmutav kaart, ta on päris võimas kaart ja päris suur nagu selline, et kui me seisame nagu enda uue elu lävepakul, nii et meie varbakesed on selle peal ja me tegelikult näeme enda unistust, et vau, et sinnapoole ma vist lähen. Aga see uus ruum, mille lävepakul me seisame, see tundub tundmatu ja hirmutav, teistsugune, liiga suur, liiga õudne, appikene, kuidas ma selle kõik ära teen. See on ka natukene selle kaardi teema. Sul võib olla selle kuu vältel nagu selline tunne, et kas sa arened hästi kiiresti ja sa oled nagu peatage maailm, on ju, et ei jõua nagu kuidagi analüüsida kõike seda või et siis kuidagi lasta asjadel nagu settida. Sellest ei ole midagi, küll see hiljem kõik settib, praegu on sul tegutsemise aeg, on ju. Ja kohtumõistmine ja kaarik, mõlemad suured kaardid, mis on nende suur miinus? Kadedus, kiusamine, tagarääkimine, igasugune ussitamine selja taga, et mida suuremaid ja lahedamaid asju me paraku elus teeme, seda rohkem me ka avastame, et kui palju nagu sellised raisakulle, vaata nagu sul see kaart siin on väljas, kui palju neid usse ja neid raisakulle tegelikult meie elus on, et me elame paraku duaalses maailmas, kus on valguspool ja varjupool ja nii edasi, et on hästi palju nagu kuidagi sellist mitte pinget, keegi sind tagasi nagu ei hoia, aga meile endale mõnikord hakkab mentaalselt mõjuma nagu see, et meil on tunne, et kas ma siis peangi kõike nagu üksinda tegema, vaata, et üksinda säran, üksinda teen, üksinda nagu arenen ja siis ümberringi võib-olla meie mingi tutvusringkonnad või inimesed meie ümber nagu kuidagi kas ei tule sellega kaasa või halvustavad meid või et kas ei haaku lihtsalt sellega või isegi nagu natuke naeravad selle üle, mis me teeme. Tea, et kui sa oled sellises punktis või ühel hetkel leiad ennast sellises punktis,
sina lähed ikkagi edasi, mitte tagasi, mitte nende juurde tagasi, sul on enda teekond nagu elus ja me ei saa lasta nagu teiste arvamusel seda siis tagasi hoida. Nüüd aga räägime armastusest. Karikate äss on ju sul ju väljas. Karikate äss on ju üle peakaela ära armumine. Kes on vallalised, ega te kaua vallalised ei ole. Karikate äss tähendab siis nagu sellist südame avanemist, armumist. Ta on igatepidi õnnelik kaart. Karikate ässal ei ole miinuseid ja ta on sul õiget pidi ka siin nagu väljas. Et ta tähendabki siis uut algust armastuses. Vallalistel eriti oluline kaart, kes on suhtes. Karikate äss tähendab, et see päiksekiir tuleb nagu uuesti välja, et me saame nagu kuidagi enda tülid lahendatud, me armume üle peakaela teineteisesse uuesti, tekib nagu mingi värske uus algus, vaata kevad on nagu põues, päike paistab, ojad vulisevad, värsked tuuled puhuvad, süda puperdab rõõmust, liblikad on kõhus ja vot selline see karikate äss ka tegelikult siis on. Ja karikate 7 tähendab siis vallaliselt teile seda, et neid kavalere nii-öelda on rohkem kui 1-2, neid on võib-olla isegi 7 või 10 või 15, et see on päris huvitav, et tavaliselt karikate äss või tähendab karikate 7 vallalistele tähendab seda, et kaikaga tuleb eemale taguda neid kosjalisi käivad nagu ümber paleva pudru sul ja kuidagi oled väga populaarne. Ja isegi kui sa ei märka seda, siis see ei tähenda, et see ei oleks tõsi. Karikate 7 tähendab, et valikuid on palju ka suhetes, ütleme niimoodi. Kes on suhtes, karikate 7, karikate äss, need kokku tähendavad seda, et teil on aeg koos midagi uut nagu teha, midagi tuleb välja vahetada. Kes kolib uude kohta, kellel on uued trennid, kelle päevaplaan peab muutuma, kes hakkavad koos trenni tegema, kes leiavad mingi ägeda hobi, lähevad koos näiteks tantsima või et keraamikasse, mis iganes. Karikate 7 avab nagu uksi meie elus, avab uusi nagu ka piirkondasid, uusi asukohtasid, uusi seikluseid. Et tavaliselt karikate 7 tähendab, et 7 head asja tuleb korraga, et sul on hästi nagu külluslik kuu. Karikate 7 miinus on ka see, et kui 7 head asja tuleb korraga, siis ma hakkan mõtlema, issand jumal, et ma tahan kõik ära teha, aga mul ei ole aega ja tegelikult ei olegi aega ja meil peamegi siis hakkama neid nagu prioriteete panema paika, et mis on oluline, mis ei ole. Karikate ässas on oluline ka nautida elu. Kes ei ole üldse suhetest huvitatud, siis karikate äss võib ka tähendada sellist rõõmusõnumit, et tuleb mingi pakkumine, näiteks tööpakkumine või koostöö või et mingi idee või et lihtsalt mingisugune suurem kordaminek, see võib olla ka rahaga seoses on ju. Karikate äss on nagu selline, et head uudised, rõõmusõnumid ja siis me mõtleme, et elu sees ei arvanud, et ma võiksin sellise asja saada või issand jumal, kui õnnelik ma olen. Et see on selles suhtes väga-väga hea kaart. Et karikate äss ja ära karda tunda elust rõõmu, korraks nagu nautida, maha rahuneda. Ja hästi tore. Sul on ka see positiivsuse kaitseingel ka siin väljas, kaart number 25 ja tähendab, et tunneli lõpus on valgus. Ja mulle meeldib, kuidas vikerkaared on 3 järjestikusel nagu kaardil, et vikerkaar on siin, kus nad sellest tunnelist välja jõuavad, seal ootab neid paradiis, siis vikerkaared sellel meditatsioonikardil justkui nagu paiskuvad sellest inimesest ja temaga kõrgemast minast siis välja ja vikerkaar on ka inimese käsi ühendamas siin sellel tervendamise nagu kaardil, et võib-olla vikerkaare sümbol või vikerkaare nägemine on väga oluline sinu jaoks, aga tea, et tunneli lõpus on valgus, eriti kes on tundnud nagu sellist raskust, pimedust, masendust, vaata see talv või see kevadväsimus, mis iganes meil on olnud ja võib-olla ka raha mingid mured teemad, võib-olla seal, et sul on lõpuks selline nagu breakthrough või nagu läbimurre siis eesti keeles, et me kuidagi lõpuks murrame sellest mingisugusest masendavast pimedast tsüklist nagu välja ja seda see kaart ka siis nagu tähendab, et säilita see usk, säilita see lootus, tea, et see lootuskiir on olemas, vikerkaar on meil siin tunneli lõpus nagu paistmas ja sa oledki tegemas nagu viimaseid samme nagu selle, nii et kellel on olnud sellist tugevat meeleolu nagu langust või et on tunne, et elus ei tunne rõõmu, siis ka karikate äss hakkab sind rõõmustama. Sul on ka meditatsioonikard siis sellest nagu tervisekaardipakist ja siis meil on ka haldjate kaardipakist tervendamine. Need lähevad omavahel natuke nagu kokku.
tervendamine siin on rohkem kätega seotud ja siin on kirjas siis niimoodi. Nüüd sul on käes aeg tervendada teisi või lasta end tervendada. Igal inimesel on loomulik võime teisi tervendada, jah ka sinul, kes on tundnud nagu tõmmet selle poole, et tahab õppida näiteks reikit või et kuidagi tervendavad helid või et tervendav mingisugune muusika loomine, tervendamine ka näiteks keha läbi, toidu läbi, liikumise läbi, jooga, et selle meditatsioonikaardiga saab selle hästi nagu ära ka siis siduda, kui sa oled ammu tahtnud õppida seda, või siis minnagi kuskile teraapia või et tervendusse nii-öelda, et absoluutselt siin on ka sinu nagu märk, et kuna siin on käed nagu esindatud ja nende vahel on vikerkaar, siis see tähendab seda, et sinu kätes on ka see jõud ja võim tegelikult tervendada kogu oma elu, tervendada oma keha, et kui sa näiteks ei ole enda kehaga rahul, teha enda jaoks paremaid valikuid, see on sinu kätes, on see jõud ja võim tervendada ka enda finantsasju, rahaasju, tervendada enda suhteid ja sa tegelikult, mida rohkem sa käisid üles käärid ja oled hästi aktiivne ja tubli selle kuu vältel, seda kuidagi ilusam kõik on sinu elus ja see meditatsioonikart, nüüd sa hakkad rohkem kontakti saama enda kõrgema minaga, enda vaimsete teejuhtidega, nad võivad tulla rääkida sinuga meditatsiooni ajal või une ajal ja sa võid väga palju sõnumeid saada, et ma näen, et sa muutud natuke selliseks tundlikumaks. Nii kuidas sinu keha terveneb, võib-olla sa tervendad teisi, tegelikult see tervendus aitab ka meid ennast palju. Et nii kuidas sinu keha terveneb, sa lood nagu kuidagi kõrgema võnkesagedusega energiat, sa eksisteerid selles, on ju, ja siis avanevad ka rohkem meie muud meeled, me hakkame unes asju ette nägema, tunnetama teisi nagu kuidagi läbi, et siit on tärkamas mingisugused vaimsed anded ja oskused, vägagi ärkamas ja tärkamas sinu seest, võib-olla sa tahad lihtsalt õppida midagi, mis on nagu natuke selline esoteeriline, vaimne, tegeleda sellega, võib-olla panna sellega raha teenima, miks mitte, on ju, äri teha, sul on väga hea ärikaart Kaarik, eks ole, siin väljas, ja meditatsioon, see ka muudab meie võnkesagedust niimoodi, et teatud mingisugused negatiivsed inimesed, suhted, olukorrad, mõttemustrid, mälestused, need lihtsalt kaovad, tead miks? Sest nende madal võnkesagedus ei klapi selle kõrgema sagedusega, mida me endasse nüüd nagu loome ja milles me nagu eksisteerime, et ääretult nagu enesearmastuse kuuga paljudele teile asetada ennast nagu esikohale, kuna see kaart on väga roosa on alati selline enesearmastuse nagu teema, on ju, enesega rahu tegemine, enesega ära leppimine, et me ei halvusta ennast, me ei piitsuta ennast enam kuidagi, et miks ma selline olen ja miks ma ei ole midagi head teinud, vaata kuidagi, et me kuidagi hästi selline rahu, kuidagi endaga rahu tegemine, armas kuu ja väga armastustäis kuu ja karikate äss on ju ka enesearmastus ja armastus ka näiteks pereliikmete vahel või et lemmikloomad või et hästi nagu nunnud kaardid ja noh, sellest armastuse teemast rääkides meil on ka see südameasjade kaart siis sellest paarisuhete kaardipakist väljas. Kaart number 22, mis on nagu meistrinumber, 22 on millegi üles ehitamine, selle kohta öeldakse ka arhitektide nagu number, et me kuidagi ehitame midagi suurt ja võimsat enda elust nagu ülesse. Ja selle kaardi teine nagu sõnum on see, et siin on toimumas rohkem kui silmaga näha, ehk siis sul tuleb hakata südamega vaatama rohkem. Miks ta nii käitub, kust tema mustrid tulevad, miks ta just selliseid sõnu ütleb, võib-olla asetame ennast nagu tema kingadesse ja me näemegi. Teine asi on see, et siin inimene magab ja noh, kui tal on siis väike laps, eks ole, magab, tal on silmad kinni, aga vaat kui ilus, värviline, kaunis maailm on siin tema nagu ümber. Siin on küll ükssarvikuid ja lilli ja inimesi tantsimas ja paabulind ja liblikas ja kõik mingisugused lossid ja kõik, et terve maailm on nagu avanemas tema seest. Ja kas sa näed seda kõike unes või sa hakkadki nagu kanaldama seda kõike, sul on väga ilus meditatsioonikaart ja siin on ka meil selles kuu oraaklikaartidest siis kaart number 3, mis on niigi juba number 3 on hea nagu sellise loomingu nagu number on ju, et luua midagi siia maailma ja selle kaardi nimi on ka veel kirg, eks ole. Et kirglikkus, nii nagu see inimene nagu näeb unes või enda peas nagu näeb täiesti uut nagu maailma, mingisugust fantaasia maailma, et kui sinu kirg on näiteks kirjutada raamat või hakata maalima või luua muusikat või nagu need mõtted, ideed, mis sinu peas on olnud, äkki sa tahad blogi teha, äkki sa tahad nagu kuidagi sotsmeedias seda edasi anda kõike, mis sinu sees ja sinu peas toimub, kas siis läbi kunsti või rääkida sellest või rääkida endale olulistel teemadel, aidata teisi, tervendada teisi, mis iganes, või lihtsalt nagu jagada enda elust nagu rohkem, enda nagu kirest, mida sulle meeldib teha.
milline on sinu mõttemaailm, et miks mitte on ju ka natukene siis seda poolt avada, et hästi selline värvikas kaart on see, et võib-olla, et sinul on hästi tugev nagu selline nagu noh, ma tahan öelda nagu hingeelu, aga mõnikord vaata, et me küll siin tavamaailmas oleme selline tavaline inimene, käime tööl ja meil on omad suhted aga sinul nagu kuidagi hingemaailmas toimub hästi palju ja see on seotud ka loominguga, et seda võiks nagu loominguliselt välja lasta, kas joonistad või maalid seda või et paned selle kuidagi raamatusse või et luuletustesse, blogisse, eks ole, anda seda ka teistele edasi, sellest on kõigil väga palju nagu rõõmu saada ja ka võita, et kirg on see, mis meid edasi viib ja kirglikkus ja elevus ongi see, mille järgi me ega tegelikult enda elus otsuseid tegema peaks, et need on siis alati nagu kõige olulisemad otsused ja valikud. Vot niimoodi valik number 1, võtame siis siit sinu siis aprillikuu olulised tähemärgid, siin laua peal on sul neid vaid 1 ja see kaarik ja kaarik on siis vähi tähemärgi isikukaart. Järgmine tuleb meil siis skorpion, ma transformeerin ja ambur, ma näen. Ja valik number 1 võtame ka siis sulle siit aprillikuu olulised siis kuupäevad, millal miski juhtub, mis on olulised ajapunktid, et vaatame, mis siis siit välja tuleb. Ja seni, kuni ma neid numbreid siis avan, siis ma räägin sulle sellisest asjast nagu tiiutarot.ee. Seal on väga palju erinevaid lugemisi. Kui sulle see meeldib, sulle meeldivad sellised valikaart stiilis lugemised, siis tiiutarot.ee lehele ongi ainult need valikaart stiilis lugemised. On need, et mida toob aasta 2026, mida toob kevad, märts, aprill, mai, seal on armastust, seal on rahateemasid, seal on kõike. Kui sa oled ammu tahtnud nagu õppida näiteks tarokaarte, siis tiiutarot.ee /tarokool, selline asi on ka olemas. Seal on praegu soodushinnaga kõik need siis tunnid, et sa saad neid sealt siis vaadata ja kõik, kes siis ostavad ükskõik millise tarokooli kursuse, saavad siis edaspidi ka soodushinnaga kohtuda minuga, et õppida siis ka rohkem, et kui sa tahad rohkem infot, siis saad minu sotsmeediakanalitelt seda ka leida. Aga valik number 1, sinu siis aprillikuu olulised kuupäevad, siis meil on 2. aprill, 3. aprill, 7. aprill, 9. aprill, meil on 14. aprill, 19. aprill, 22., 23., 25. ja 28. aprill. Vot niimoodi valik number 1, siis oli sulle, ma loodan väga, et sul tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeilus, vahva aprillikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 2. Tere tulemast, kui sa valisid selle imeilusa kollase kivikese, see natuke meenutab mulle mingit juustutükki alati või ka natuke mett, et kuidas kellelegi. Tere tulemast, siis vaatame, mida on aprillikuu sinu ellu toomas. Võib-olla sa valisid ka selle kaardi järgi, sinu kaart on siis loomahingede kaardipakist kaart number 26 ja see on flamingo siis hing ja tema räägib tegelikult sellist üleminekuperioodidest ja ka nende hindamisest on ju, et kui nagu tuleme vanast energiast välja, uus see koht või ei ole veel päris nagu selgunud, eks ole, et ta räägib nagu, et me liigume, eks ole, aga meil on selline teatud sorti vahepealne eluperiood või et mingisugune üleminekuperiood. Siis meil on kaitseinglite kaardipakist kaart number 17 ja see on kujutlusvõime ingel. Siis meil on see roheline kaardipakk, need kaardid räägivad rohkem nagu tervisest ja kehast ja sul ongi toitumisega ja toiduga seotud nagu siis sõnum siin väljas. Järgmine on siis haldjate kaardipakist, selle kaardi nimi on muusika, väga huvitav. Siis kuu oraklikaardidest muidu mõtlesin, et võtan välja ühe kaardi, sulle tuli 2, et need on mõlemad tuleelemendi kaardid, kaardid number 2 ja kaardid number 6 ja konkurents ning vastasseis on siis nende kaartide siis tähendused või et need sõnumid. Ma jõuan ka iga kaardi siis tähenduse juurde ka eraldi. Meil on siis armastuse ja paarisuhete kaardipakist. See on siis kaart number 50 ja see kaart räägib meie turvatundest, meie kindlustundest, meie vundamendist, siuke kodu, vaadata see suur kodu villa on siin peal, eks ole, see räägib nagu sellisest
kindlusest ka nagu suhetes. Ja siis meil on Taro. Taros karikate 3, väga lõbus, mõõkade 6, sauade 7, see on see konkurents. Siis on meil karikate kuninganna ja sauad rüütel. Okei, rohkem ei ole mitte midagi mul siit norida ega kobiseda. Et räägime selle hullema osa enne ära, siis lähme heade asjade juurde. Häid asju on sul väga-väga palju. Sauade rüütel on kirglik, mõõkade 6 liigub edasi, karikate kuninganna armastus, ise oled nii õnnelik, karikate 3 nii lõbus, trillala-trallala, selles suhtes tore kuu. Ainukene asi on see sauade 7. Sauade 7 ja siis need 2 kaarti siin, mis on vastasseis ja konkurents. Ja tead, ma ütlen sulle nii, valik number 2. Kui sinu edu ja sinu ilu ja sinu enesekindlus ja kõik need ägedad, kirglikud, toredad, lahedad, ülisilmapaistvad asjad, mida sa elus teed, kui need trigerdavad teisi negatiivselt, siis see ei ole sinu süü number 1 ja number 2, sina ei pea seda fiksima ega korda tegema. Sest sul on paraku kahjuks siin tulnud sellised kaarte välja, kus inimesed võivad sinu ümber olla tujukad, pahurad, proovida sinuga võistelda, proovida sind alla tuua, mõnitada, halvustada, negatiivselt öelda, seljas elada, pingestada sind. Seda tähendab nii sauade 7 kui ka need 2 kaarti siis siin. Ja minu soovitus sulle või, et ma tean, seda on hästi nagu kerge öelda, aga vali oma võitluseid. Sauade 7 alati tuleb endale seda meelde tuletada, sest sauade 7 on nagu 2 külge. Number 1 on see, et kui keegi tõesti ülinegatiivselt meid kohtleb, näiteks ülemus või firma või töökaaslased, näiteks kuidagi viskavad enda ülesanded meie peale või et ülemus kuidagi muudkui annab tööd juurde, aga üldse kuidagi seda lõppu ei paista või et meil nagu kuidagi elatakse seljas või oodatakse liiga palju või surutakse meile midagi peale, siis sauade 7, temal on hästi tugev selgroog. Siis tema nagu teeb suu lahti ja käratab ka. Ja ta seisab enda eest ja ta oskab rusikaga lauale lüüa ja öelda, et mulle nii ei sobi. On ju, et võib-olla teatud olukordades sa pead selle kuu jooksul seda tegema. Et teine asi, sul võivad tööalaselt olla nagu kas töökaaslased inimesed, kes on kadedad sinu peale. Sest sauade rüütel, see on ka nagu inimeste isiksuste kaart ja need konkurentsi ja vastasseisukaardid on siin peal, need on kõik tuleelement. Need kuukaardid on tuleelemendis, sauade rüütel on tuleelemendis ja sauade 7 on tuleelemendis. Ja tuli ongi väga nagu selline võistlushimuline kusjuures element. Tuli on see, ma tahan olla number 1, ma tahan võita, ma tahan olla parim, mina, on ju. Sinus on ka natuke seda energiat ja miks mitte, see ei ole halb asi. Aga sa koondad ka enda ümber teisi selliseid inimesi. Ja osad selle asemel, et kuidagi mõnusalt võistelda, näiteks kui sa lähed spordivõistlusele, kõik hakkavad jooksma mingi maraton, siis ma saan aru, et me oleme kõik kadedad, kui et keegi teine võidab, aga sellest me ei hakka kohe nagu mõnitama teda või halvustama. Aga tead, sinu tänastes kaartides ja selle kuu kaartides on võib-olla selliseid, kes nagu hambad ristis meeleheetlikuvalt nagu üritavad sind maha tuua, et ise nagu kuidagi paremad olla. Ja mõnikord need inimesed on meie sõprusringkonnas, mis on eriti hull, veel hullem perekond, on ju, ja meil tuleb väga tähelepanelik olla, et kuidas me siis nagu vastame sellele olukorrale, et mõnikord, kui me ei saa neid nagu täielikult ära lõigata enda elust, siis meil tuleb vastu panna, vastu öelda, paika panna, piire seada, käratada nii-öelda natukene, eks ole, selles sauade 7. Sauade 7 on enesekaitsekaart ka tihti öeldakse, on ju, et ta on nagu, tal on küll käes mõõk, aga tal on ka kilp, on ju, et mõnikord me peame lihtsalt nagu enda ees seisma ja see on ka enesekaitse üks nagu vorm, on ju, et keegi nagu paika panna. Sauade 7 nagu teine pool on see pool, kus me õpime nüüd valima, kellega ma viitsin taielda ja mis teemal ja kellega mitte. Tead, iga võitlus ja iga vaidlus on suva. Võib-olla mis on need, kus tõesti nagu meid ei kohelda hästi, siis me teeme suu lahti, et keegi astub varbe peale, siis ikka natukene piiksatad, eks ole, aga sauade 7, kui tõesti nagu pidevalt mingi taidlemine ja jama on, tead, mõnikord on kergem nagu öelda, tead, mida iganes, ja siis lihtsalt jalutada minema. Sest sauade 7 ütleb mulle ka seda sinu kohta, valik number 2,
sa oled selline, kes alla ei anna, vaata, sa hambad ristis paned edasi, hambad ristis teed tööd, hambad ristis ikkagi teeme selle asja ära, teeme selle asja korda, hambad ristis üritad nagu kuidagi lahendada asju, hambad ristis paneme edasi, ise ammu juba väsinud ja kõik muu nagu kuidagi meie ümber ammu ei ole pannud näiteks tähelepanu suhetele või inimestele, aga muud kui rassid, sul on hästi tugev nagu selline kuidagi vastupidavus nagu võime on ju, kangekaelsus alla ei anna. Aga mõnikord Saavute 7-ga tuleb endale tunnistada. Me oleme teinud tõenäoliselt natuke liiga palju. Liiga palju punnitanud, üle mõelnud, üle töötanud ennast, on ju. Ja Saavute 7-st tuleb ka enda mentaliteet üle kontrollida. Et tihti me ütleme endale selliseid lauseid, me ei pane tähelegi. Et raha tuleb läbi raske töö. Suhted on keerulised, suhted on rasked, ma pean vaeva nägema, et see suhe nagu toimiks, ütleme nagu selliseid asju. Meid on võib-olla ka väiksest peale kasvatatud selliseks, on ju, ja siis meil on ka mingisugune mõõdik oma sees, et ma pean tegema X summas tööd, et teenida Y summas raha. No tead, osad inimesed töötavad nagu tund aega nädalas ja ikka on palju raha, ja võib-olla natukene peame korrigeerima seda, et mida me teeme ja kuidas me teeme ja mis see sisu on. Ja et siin on ka natukene sellist vabanemist, ütleme niimoodi, et töökaardid niikuinii sul on head, aga Saavute 7-ga ma lihtsalt ütlen seda, et sa oled selline overachiever ehk siis üle punnitaja, muidugi tänu sellele sa kõik nagu võidad ka, konkurendid edestad, esikoht on sinu, kuldmedal on sinu, kõik sa endale saad, aga mingi hinnaga. Kahjuks selles Saavute 7-s, et me nagu retsime ennast natuke ära. Enda keha, tervise, toitumine on sassis, me ei maga enam hästi, suhted ligadi-logadi, et meil on väga palju see kuu, valik number 2, sinuga seda saavutamistahet, ütleme nii. Ja see ei peaks tulema nagu muude asjade hinnaga, eks ole, et meil tuleb nagu hakata sellist balanssi leidma. Kui sa tunned, et on keegi töökaaslane või keegi sinu elus selline, kes kas halvustab sind või üritab sinuga võistelda või sinust parem olla, isegi nagu kopeerib sind, et ta on nagu mingisugune suurim fänn sul, aga tahab olla nagu sina või tahab pugeda sinu nahka ja elada nagu sinu elu. Et sellised inimesed, kas tuleb välja lõigata enda elust või nagu punkt panna või eemaldada või et paika panna, nagu täis sõimata, mis iganes see nagu tema puhul toimib, sest muidu ta jääbki nagu selliseks, et ta jääbki nagu jaurama või halvustama, nähvama, samal ajal nagu imetlema, eks ole, et siin on mingisugune nagu imelik selline vaata energia, et ühe käega nagu paitab ja teise käega nagu kuidagi torkab, eks ole, või et solvab natuke nagu siuksed võib-olla kahtlased salakavaled inimesed. Seega, hoia silmad kõrvad lahti, kuula oma kõhutunnet, midagi kripeldab, häirib, head aega kohe. Siis ei ole mõtet, et vali enda võitluseid ja ära tööta ennast nii üle, et rahune maha ja õpi eluga nautima rohkem. Et rohkem sulle sõnu lugema peale ma ei hakka, sellepärast sul on ka karikate 3 väljas, mis tegelikult õpib vaikselt nautima rohkem elu ja õpib nagu maha rahunema. Karikate 3 on peod, igasugused üritused, sünnipäevapeod, kontserdid, festivalid, mingid koosviibimised, igast, ma ei tea, vestlusõhtud, mis iganes sulle nagu pähe tuleb. Karikate 3 on niivõrd äge, nagu just ta läheb välja. Pane enda kõige ilusamad riided selga, tee endale ilus soeng pähe, ilusad kingad jalga ja tõesti nagu mine ja ole ilus ja naudi ja sädiste. Ja karikate 3 on rohkem nagu selline sõpruse energia, õigetpidi väga hea. Sulle on ka tulemas uued sõbrad, uued tutvused, eriti naissoost inimesed on siin hästi nagu esindatud sul selles kuus. Hästi nagu armas sõprade kamp, me saame nagu lähedasemaks karikate 3-ga, meil on nagu sellist naermist koos ja nagu rõõmust rõkkavat energiat, tantsime koos ja laulame koos ja naerame koos ja karikate 3 just ongi nagu selline, et ka igasugused veinitamised ja sõpradega kokkusaamised, miks mitte on ju selles karikate 3-s. Kui keegi kutsub sind kuskil üritusele, jumala eest mine, nagu ära hakka kodus passima ja üle mõtlema, et niigi sa palju teed tööd ja oled palju olnud hästi tubli, nüüd sul tuleb õppida nagu nautima ka kõike seda, mis sa oled siis saavutanud. Sõbrad võivad sulle anda ülihead nõu, nagu toetada, aidata sind, võib-olla ka pane tähele, mis nad sulle nagu soovitavad. Kuuled, et siin on selline kursus, et sulle nii sobiks või kuuled, et sa saaksid raha teenida ju sellega, et sul on nii äge anne või kuuled, et sinna otsitakse uut töötajat, et sulle sobiks. Et kui hakkavad sellised soovitused tulema karikate 3-ga absoluutselt nagu kohe kuula, kõrv kikkis, hakka tegema. Aga üldiselt karikate 3 on ka tead selline.
Hakuna Matata, trillala trallala, ihihi ahaha, me ei pea mõtlema kogu aeg tõsiselt ja kogu aeg mingi eluraskused ja nii edasi. Mul on tunne, et sa leiad väga palju nagu rõõmu ja vabadust ja naudingut ja kuidagi sellist mõnusat olemist tegelikult selles kuus. Tuleb see läbi sotsiaalsuse, sõprade, mingite ürituste ja ka mõnikord Karikate 3 on nagu selline lihtsate asjade nautimine. Täna päike paistab nii tore. Täna oli nii hea toit näiteks lõunaks. Ülihea ju, tore, naudin seda, iga tampsu naudinud. Või et tuli nüüd midagi hästi välja või et sa võtsid ennast lõpuks kokku ja koristasid selle kappi ära, mis sul oli 6 aastat, ei viitsinud teha midagi sellega. Ülitore, naudi seda, et kuidagi märka neid ka pisikesi võite ja pisikesi kordaminekuid ja neid pisikesi soovitusi sõprade poolt, need toredad mingid võib-olla nõuanded, sõnumid, mis nad saadavad, võib-olla nad lihtsalt mingisuguse sädistamise käigus annavad sulle head infot ja sa oled nagu, kuuled, et siin on midagi mulle, et päris huvitav. Ja siis sul on ju ka Karikate kuninganna, mis on nagu veel õnnelikum kaart kui Karikate 3. Karikate kuninganna, tema võib ka rääkida armastusest meile, paarisuhted ja armastus. Karikate kuninganna, siis miks me tõmbame armastust vallalised enda ellu, sest me lõpuks ometi armastame iseennast. Ja mitte ainult lihtsalt iseennast, me armastame oma keha lõpuks, me teeme rahu enda kehaga, me armastame seda üdini pealaest jalatallani, me armastame oma raha, me armastame oma tööd, me armastame oma kodu, oma asju, oma sõpru, oma hobisid, oma trenne, oma reise, kõike, mis meie elus nagu on. Et Karikate kuninganna on selline hästi ülevoolav nagu armastuse energia, ääretult empaatiline kaart ja jällegi Karikate 3 ja Karikate kuninganna, et suhted naistega, et ta on rohkem nagu selline hästi tore sõbranna või et südamesõbranna, kes sulle head nõu annab, kes hästi sind nagu toetab. Ja Karikate kuninganna, kui sa oled suhtes, see tähendab siis kätel kantud, et sa oled tõesti armastatud, hoitud, kätel kantud, armastus aina süveneb ja mida rohkem sa ennast armastad, seda rohkem sa koged armastust teiste poolt. See käib kõigile teile, et mitte me ei kraabi kuskil sauade 7, punnitame üle, kraabime kellegi ukse taga, et armasta mind, ei, me armastame iseennast. Teistest on meil suve, mitte nagu halvas mõttes on ju, aga me ei pea lahendama teiste muresid. Ja teiste mingid triggereid või mis iganes neil on elus toimumas, sa viid selle imeilusa armastuse energia nagu iseendale. Ja Karikate kuninganna ka siis suhtes olijatel tähendab nagu sellist sügavamale tasandile nagu minekut nii-öelda, et me ühildume teineteisega rohkem ka nagu hingeliselt ja vaimselt ja võib-olla veedame rohkem sellist kvaliteetaega koos, et armume nagu üle peakaela teineteisesse uuesti ära. Karikate kuningannas koos sauatrüütliga, sauatrüütel on rohkem kirglik kaart füüsilises mõttes, ütleme niimoodi, et seda kireleeki me saame maitsta, see on väga tore. Sauatrüütel on ka nagu selles suhtes, et kui me kvaliteetaega enda partneriga koos veedame, siis see on väga kirglik ja väga kuidagi füüsiliselt meeldiv, ütleme niimoodi. Ja kes on vallalised ka, et teile ma ütlen niimoodi, valikuid on siin, tähendab sul palju. Inimesed võivad olla nagu rohkem nagu huvitatud sinust selle kuu vältel, kui sa oled tulnud, kui varem on nagu olnud, eks ole, need viimased paar kuud võis olla nagu selline nii vaikne, et kuuled ainult ühte rohutirtsu kuskil nurgas siristamas on ja nüüd Karikate 3 tavaliselt, see ütleb mulle seda, et sul nagu 2 inimest silmapiiril. Ja vali hoolikalt, mida sa nüüd ise tahad elus kogeda, sest sauatrüütel toob sulle ainult mingisuguse sellise ühe öö liblika natukene on ju, kes nagu tuleb ja läheb, aga kellega saab nagu seda suhte füüsilist poolt väga hästi nautida on ju. Ja Karikate kuninganna, vastupidi, tema toob nagu hästi sügava armastuse. Ta on hingeline, ta on hästi nagu selline võib-olla natuke spirituaalsem inimene või siis kunstiline inimene, muusika või et maalikunstnik, disainer, et rohkem nagu selline loomeinimene või esoteerika inimene või mõlemat on ju. Ja ka see vastupidiselt see sauatrüütel väga atraktiivne, hea jutuga, karismaatiline, väga hästi käib riides, hästi nagu selline külgetõmme on, särts on, füüsiline särts nagu mõlemalt poolt, aga kahjuks ma kohe ütlen ära, sauatrüütel õigetpidi, kauaks meie ellu ei jää, et lihtsalt igaks juhuks selline info teile. Ja et kui ma juba siin suhetest nagu räägin, siis meil on ka see kindlustunde või et vundamendi kaart siis tulnud välja paarisuhetest ja siin on kõik paaris, inimesed siin paaris kallistavad teineteist, 2 rebast on paaris, 2 mäkra on siin nagu paaris, et kõik olendid on justkui nagu teineteist nagu siis leidnud, et
et jällegi selle kaardi nagu sõnum on ka nagu pühendumise nagu sõnum, eks ole, et vaatame, kui pühendunud me oleme nagu teineteisele või et armastusele, eks ole, pühendume veelgi rohkem ja tekib rohkem nagu selline kindlustunnet, et see kaart meenutab mulle natukene müntide 10, tead miks, sest siin on peal maja või hoone, maja, eks ole, kus me elame, meie kodu. Müntide 10 on ka kinnisvarakaart ja kodukaart ja samal ajal ka suur armastuse ja pühendumise kaart ja tavaliselt elu lõpuni, eks ole. Ja siin ongi nagu see, et vallaliselt sul on nagu imeilus potentsiaal, kui sa teed selle valiku, eks ole, et kui sa tunned, et see on sinu jaoks, et sa tahadki kogeda seda sügavat armastust, siin on nagu sellise pikaajalise stabiilse suhte tekkimine. Võib-olla paljud teist ka kolivad, kuna mõõkade kuus on väljas ja siis see maja nagu kuidagi siin peal, eks ole, paljud teist selle kuu jooksul kas kolivad või hakkad nagu mõtlema, et tahaks nagu kolida, tegelikult mõtled õiges suunas. Mõõkade kuus ongi siis kolimise, reisimise kaart. Ja kes on suhtes, võib-olla teie ka nagu kolite, kuna see vundamendi kaardil on siis tulnud nagu välja, aga see kaart ka siis tähendab koos selle karikate kuningannaga seda, et te olete tegelikult imeilusa suhte üles ehitanud ja aina sügavamaks ja aina tugevamaks see läheb, et isegi kui on olnud siin lähiminevikus mingid igasugused ülemõtlemised ja mingid tülid ja ebastabiilsused, siis tegelikult lahenevad ära ja aina kuidagi mõnusamaks, tugevamaks, sügavamaks, rahulikumaks asi nagu siis läheb. Kolimisest rääkides ka lisaks sellele enda kodu korrastamine, ehitamine, renoveerimine, katkised asjad korda, äkki sa tahad uut vaipa, uusi kardinaid, uut mingit köögilauda, jumala eest jaa, et meil tulebki energia kodus ka liikuma saada. Kodu on üks tegelikult meie kihte. Millises seisus on sinu kodu? See tähendab, et niimoodi sa hoolid ka iseendast. Kodu on katkine ja must, siis järelikult sa ei pööra endale piisavalt tähelepanu. Sa ütled kohe, et sul on mingid tööasjad ja mingid muud asjad on nii olulised. See tähendab, et sa iseenda jaoks ei ole oluline. Korrasta oma kodu ja sa tegelikult korrastad ennast ka väga palju psüühiliselt ära. Uuendad oma kodu, siis ka uuendad iseennast. Et see on ka selline nagu enesehoolitsuse siis energia, et ka nagu saada energia tõesti kodus liikuma ja et me jääks nagu ühte kohta kuidagi stagneerunult siis kinni. Et sellest mõõkade kuuest ma rääkisin kolimise võtmes, kindlasti väga-väga hea kaart. Ta on easy, ta on kerge. Ta on nagu selline kerge tuuleiil, mis suvel puhub ja kuidagi hea on olla ja siuke mõnus on ja et mõõkade kuus on kerge edasiliikumine, asjade lahenemine, tormid ja kärastikud on jäänud selja taha. Mul on tunne, et sa oled ise ka juba nagu tundnud seda, et see raske osa sellest talvest ja kevadest on läbi tehtud on ja mõõkade kuus kolimine, ka reisimine, reiside planeerimine, reisile minek, igasugused väljasõidud või võib-olla ka natuke ootamatult tulevad mingid reisipakkumised, väljasõidud, absoluutselt mõõkade kuuega tasuks seda teha. Ja ka osadele teist, kuigi siin ei ole nii tugevalt tulnud nagu mingi karjääriteemasid nagu väljas, osadele teist mõõkade kuus võib indikeerida ka töövahetust, aga siis ma ütlen sulle niimoodi, õige asi on kerge. Siis, kui sa pead vaevlema, vaata, et ma kandideerin ja ma pean võimlema nagu tsirkuse poni läbi rõnga hüppama, 100 asja tegema, et see ei ole nagu õige koht, vaata, või et kui meil on nagu kuidagi raskused või mingid ootamatud sekeldused tulevad või midagi läheb kaotsi või juhtub, vaata, või keegi ei vasta, et see ei ole õige energia, et mõõkade kuues mõnikord öeldakse kergelt tulnud, kergelt läinud. Mina ütlen mõõkade kuues pigem hea, kui tuleb kergelt. See tähendab, et ongi nagu kuidagi et sa oledki enda nagu sellises flows, et sa voolad väga hästi, et sa voolad õiges suunas, sa teed õigeid otsuseid, sa ei takista ennast, sa ei mõtle üle ja kuidagi sa leiad väga kergelt selle õige asja siis nagu ülesse. Aga jah, mõõkade kuue tähendus ongi nagu see, et see tormid ja kärastikud on sul tehtud läbi, et see on nagu korralikud õppetunnid, rahaliselt suhetes on ju raske osa nagu läbi ja nüüd me mõõkade kuuega, kuhu me lähme, paradiis on meid ootamas. Mõõkade kuus on nagu paadikene, mis liigub merel ja tead, kui sa leiad selle kalda, kus on nagu imeilus liiv, valge liiv, palmid, vikerkaared, vaata, mingisugused mangod on kuskil puu otsas. Et vot see on see nagu mõnus, ilus koht, kuhu sa tegelikult energeetselt oled ka elus edasi liikumas. Ja ära mõtle üle. Mõõkade kuus ongi nagu see, kui on kerge ja toimib väga hea, kui on praegu mingi error, tead suva, on ju. Lasen kohe lahti, et me ei hakka sellest sauade 7 vaata rapsima ka veel üle mingite asjadega, mis ei ole üldse väärtki nagu seda, on ju, et kerguses peitub nagu võlu ja kindlasti sinu jaoks ka kunstides, sest sul on sauade rüütel väljas. Vaata, töökaarte sul nii tugevalt ei olegi kusjuures, et kui sa tahad rohkem töösõnumid, siis valik number 1, seal olid need kaarikud ja muud värgid-särgid. Aga sul on valik number 2, töökarjääri ei ole niivõrd tulnud välja, järelikult sellega on suht sama, mis on alati olnud, on ju.
mis on tulnud välja, Saude Rüütel karjääris räägib rohkem sellest, et keda sa tead või kellega sa kontakte lood või kellega sa läbi saad. Ta on hästi selline esinejate kaart, Saude Rüütel. Sul tuleb kui on mingi töö, mingi üritus või koos viibimine, mingi suvepäevad või koos mingi sportimised või et peale tööd kõik lähevad välja. Mina läheks Saude Rüütliga iga kord, võtaks osa nendest üritustest, saaks rohkem läbi. Sul on väga hea huumor ja sa esined väga hästi ja sa oled tegelikult ilus ja huvitav, vaata inimestele sead hästi silma. Aga võid olla ka natukene selline müstilisena tunduda nagu teistele, et mina looks rohkem kontakte, et loeb rohkem see, keda sa tead, mitte see, kui palju sa punnitad tööd teha, võib-olla isegi läbi koostööde, koosloomiste tuleb sulle rohkem nagu edu. Ja teine asi, Saude Rüütli teema on kunstid, kreatiivsus, ka nagu hobid ja sportimine rohkem, ja see läheb selle muusikakaardiga ka hästi nagu kokku sellest haldjate kaardipakist, kuna muusika on ka seotud kreatiivsuse nagu enese väljendamisega. Ja selle kaardil on kirjas siis niimoodi. Kuula tähelepanelikult, sest muusikas võib peituda sõnum. Muusika parandab meeleolu, elustab mälestusi ja võlub haldjad sinu juurde. Ehk siis võib-olla, kui sa tunned mingit madalseisu veel, et on olemas tervendavad helid ja muusika võnkesagedused tõesti nagu muudavad meie keha, tervendavad meie vaimu, aitavad seda positiivsust üles leida. Mina ka hästi nagu selles usun ja ka neid kasutan, neid helisid ja kuulan. Terve YouTube on neid ka täis. Et teine asi, kui seda muusikat luua näiteks või kunsti, et siia alla käivad kõik Saude Rüütlis, kas seda maalida või mingid riideid õmmelda või disainida midagi, sisekujundus või käsitöö või isegi natuke sellega nagu äri teha, väga-väga hea, et hästi selline loominguline energia on siin. Ja ka karikate 3-ga koos see muusikakaart tähendab ka siis seda, et kontserdid ja peod ja üritused, kus on siis esinejad laval ja igasugused lahedad nagu sellised üritused, muusikaüritused, et absoluutselt osta need piletid ära, mine sinna, sul on palju edu ka nagu selles vallas, et kes tahabki hakata enda kunstiga raha teenima, siis mõnusalt roheline see kaart on, et ta toob selle maa siis ka elemendi sinna siis juurde. Ja pane enda loomingusse, vahet ei ole, kas sa maalid, laulad, kirjutad raamatut või blogi, mis iganes. Pane enda nagu selline humoorikas, ilus sära nagu sinna sisse, et mida rohkem nagu omas mahlas ja imelikult ja enda moodi seda nagu teeme, seda edukam see asi on. Ja kui me räägime tervendamisest, siis küll läbi muusika selles muusikakaardis, aga siin kõrval on sul sellest tervise kaardipakis siis välja tulnud hoopis toitumisega seotud nagu sõnum. Et siin on inimene, kel on palju puuvilju käes, lilli, taimi ja ka puuvilju. Ja võib-olla kui sa oled tundnud, et keha on nagu loppis natuke omadega, sa oled hästi väsinud, siis sinu sõnum on see, et meil tuleb võib-olla natuke muuta enda toitumist, mitte mingid dieeditamised ja sellised karmid enda keha nagu piinamised. Mina seda kunagi heaks ei kiida. Isegi läheksin nii kaugele, et ütleksin see rohkem nagu mingisuguse kontrolli vajadusega seotud, aga see pehme ja teadlik toitumine, et mida minu keha vajab, mida mitte, võib-olla kõik oleme natukene patustanud magusaga liiga palju või et läinud liiale millegagi või et toiduga täidame võib-olla ka tihti mingit tühimikku või kurbust, eks ole, mingid emotsioonid, mälestused kerkivad esile ja kergem on nagu kuidagi toppida need kõik kohe alla, et jällegi me ei anna hinnanguid siin Tiiu Tara kanalil mitte kunagi, aga sinu sõnum on see, et võib-olla natuke tuleb enda see toidu laud üle vaadata, et millist energiat me enda kehale nagu anname, et see on ka hästi nagu oluline, et su keha ikkagi jaksaks ju sind kanda ja oleks ka väga-väga õnnelik, Et jah, selline sõnum. Ja siis meil on ka siis kaitseinglite kaardipakist ka, mis läheb hästi siis selle Saude Rüütliga kokku ja selle muusikakaardiga kokku. Meil on siis kujutlusvõime siis ingel, et istub siin see naisterahvas ja tead tal ümberring, ta istub raamatukuhja peal, siin on avatud raamat, et see ka räägib õppimisest, aga ka osadele teist ka raamatu kirjutamisest ja siin raamatust hõljuvad välja kuud ja tähed ja suured mingisugused need
kuuma õhupallid ja et see kõik, mis me suudame ette kujutada, selle me suudame ka panna kunsti. On see muusika, on see raamat, on see luuletused, on see blogi, on see mingisugune muu väljund või meedium. Sul on väga elav ja tugev kujutlusvõime. Sul on see teistsugune kui paljudel inimestel on ju. See on midagi ebatavalist ja unikaalset. Aga sa peaksid selle endast kas siis kuidagi välja looma või välja saama. Et ära karda kasutada enda kreatiivsust ja tõesti nagu hakatagi tegelema sellega. On see mingi hobi vormis või lihtsalt peale tööd natuke kirjutad midagi. Absoluutselt, et vahet ei ole, me ei pea seda tegema niimoodi, et nüüd on mingi suur plaan ja nüüd iga päev teed. Mõnikord on lihtsalt tore natuke midagi teha vahepeal, on ju, et ära piira enda nagu kreatiivsust või et sellel ideel on jumet. Kui sa oled ammu juba mõelnud, et sa tahaksid vaata raamatut kirjutada, kui luua midagi kunsti, tegelikult sellel ideel on nagu mõtet ja jumet. Ja siis meil on loomahingede kaardipakist ka flamingod, nii roosa ja nii lahe. Flamingo hing ja see on kaart number 26 ja ta räägibki sellest siis üleminekuperioodist ja sel liikuv kaart ju üleminek, see tähendab, et me lähme ju kuskile, et me ei jää enam samasse kohta nagu kinni. Paljud teist kolivad, eks ole, meil on see maja või kodu nagu sümbol. Mõõkade kus samamoodi, paljud teist reisivad või et plaanivad mõnda reisi, paljud teist üldse tööalaselt või et elus üldse hakkavad nagu mõtlema, kuhu edasi või kuhu ma liigun ja vaata, see flamingo ütleb, et selles üleminekuperioodis, kus on nagu vana asi natuke lõpeb, aga uus veel ei ole niivõrd nagu alanud, selles üleminekuperioodis on ka oma võlu. Et ära mõtle sellest, kui et see, et ma pean paaniliselt nüüd midagi uut enda ellu leidma ja mis must saab, sellel on ka oma nagu õppetund. Igal asjal on oma õige aeg, õige koht ja me ei saa nagu valesti minna või et valesid asju teha, et kõik ongi õige, kõik lähebki nii, nagu minema peab ja et me peaksimegi kuidagi ka nagu hindama. Seda võib-olla on see natuke segadust tekitav koht, see nagu üleminekuperiood. Aga pärast sa vaatad tagasi ja mõtled, et kui ma vaid oleksin natuke maha rahunenud ja ka nautinud seda perioodi, vaata, et tõesti tundnud nagu rõõmu sellest, mis ma teen või kuhu ma endaga nagu välja olen siis jõudnud, et tead, sa oled kuskile liikumas, et see kaart veel ei anna meile täit nagu sellist pilti ette, et mis see uus asi siis on, aga kindlasti need uksed nagu avanema hakkavad, liikuvat energiat on siin palju, et see ei ole enam plaanimine ja mõtlemine, sul on juba mõõkade kuus õigetpidi, järelikult sa juba liigutad ennast, et sa oled juba nagu mõelnud õiges suunas, liigud õiges suunas, et praegu ongi see nagu kuidagi transformatsiooniperiood sinu jaoks, on ju. Ja see on hea, et see toimub pigem rahulikult, sest see tõesti nagu ehmataks meid palju, kui me ühel õhtul läheb magama, hommikul ärkad, kõik on uus kodu ja uued suhted ja kõik on uus, on ju, et me peamegi rahulikult ka nagu mentaalselt ja psühholoogiliselt selle kõigega nagu toime tulema. Et sa oledki üleminekus praegu ja sa oled muutumises ja sa oled tegelikult ümbersünnis ja vanad mõttetud asjad peavadki ka kaduma meie elust, lehvita neile head aega, et saaks alata siis uus, et väga põnev. Aga tead, ma ütlen, see on niimoodi, kerged kaardid on, ei ole nagu mingid, mingi eluõudused ja mingid rasked mälestused, sellist asja ei ole, vaata, see on hästi nagu selline, see on nagu vaba ja mõnus ja kuidagi siuke õnnelik nagu kuu, hästi tore. Võtta niimoodi valik number 2, võtame ka siis sinu siis olulised tähemärgid. Siin laua peal on meil karikate kuninganna, tema on siis naissoost veemärgid, vähk, skorpion, kalad ja sauade rüütel, tema on siis kõik mõlemas soost tulemärgid, jäär, lõviambur. Lisaks on sul siis välja tulnud veevalaja, ma tean ja kaljukits, ma kasutan, väga põnev. Ja valik number 2, võtame ka siis sinu aprillikuu olulised kuupäevad, et millal miski juhtub, sinu ellu tuleb, olulised ajapunktid, et mida siis tähele panna. Ja seni, kuni ma neid numbreid siin avan, siis ma räägin sulle ka sellisest lahedast lehest nagu tiiutaratus.ee, et seal on väga palju erinevaid lugemisi, need on ka samamoodi valikaart stiilis lugemised, et kui sulle see lugemine meeldib, siis sa võid ka sealt vaadata, et tiiutaratus.ee, seal on mida toob aasta 2026 ja seal on ka mida toob kevad, märts, aprill, mai, seal on armastust, raha, seal on kõik, on ju. Ja siis ka tarokool on avatud, et tiiutaratus.ee / tarokool, kui sa tahad tarosid õppida, kõik tarokooli kursused on praegu soodushinnaga ja kõik, kes siis ostavad ükskõik millise tarokooli kursuse, need saavad siis edaspidi minuga selle isikliku kohtumise, et õppida siis ka soodsamalt, et rohkem infot leiad siis minu sotsmeediakontodelt. Aga siis valik number 2, sinu siis selle kuu olulised kuupäevad on 3., 5., hüppasime juba number 4 üle, 3., 4., 5.
ja 6. Ja siis järgmisena tuleb meil 15., 17., 22., 29. ja 30. aprill. Vot niimoodi valik number 2 ja siis oli sulle. Ma loodan, et see tuleb hästi vinge, mõnus, imeline, vahva, ülitore aprillikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 3, tere tulemast, kui sa valisid selle imeilusa rohelise kivikese. Vaatame siis, mis on aprillikuu sinu jaoks. Siis Toomas, mis on sinu ellu tulemas ja võib-olla sa valisid ka selle kaardi järgi. See on loomahingede kaardipakist kaart number 8 ja see on Ilvese hing ja selle kaardi sõnum on elu on müsteerium, et väga müstiline tundub, et see aprill siis tuleb, aga vaatame, mida ka teised kaardid räägivad. Siis meil on kaitsehingede kaardipakist, see on kaart number 16 ja see on tervise siis ingel ja järgmine kaardipakk, see roheline räägibki ka siis tervisest. Siin on selles kaardipakis on rohkem, selles rohelises on ka seotud selline toitumine või liikumine või mingisugused sellised sõnumid, teemad, pigem rohkem sellist, aga sinu kaart on välja tulnud kui piiride seadmine ja sisemine autoriteet ja enda võimu enda kätte tagasi võtmine, et tõenäoliselt siis tuleb kellegiga nagu piire seada või paika panna. Haljate kaardipakis soovide täitumine. Mida muud enda ellu veel tahta, kui kõikide soovide täitumist, siis meil on kuu oraaklikaardidest, see on kaart number 3, see on kasvav kuu maa elemendis ja selle kaardi nimi on auahnus. Armastuse ja paarisuhete kaardipakist on kaart number 43 ja armastus peab vastu, armastus jääb püsima. See kaart räägib ka nagu mitte lootuse kaotamisest, et hoiame nagu seda lootust, et kõik laheneb ja kõik läheb väga-väga hästi, et armastus tõesti võidab kõike. Siis Taro. Valik number 3, päike tagurpidi, surm tagurpidi, armastajad õigetpidi, issand jumal, meil on mõõkade 2 ja narr õigetpidi, vau. Vaata, need tarokaardid selles kaardipakis on hea neid eristada, neil on need raamid, eks ole, ümber ja nagu sa näed, need lillad kaardid, need on suured kaardid ja see mõõkade element, see sinine, see on siis õhuelement, see on nagu väike kaart. Taros on suuri kaarte tunduvalt vähem kui väikseid ja sul on 5 kaardist 4 kõik suured kaardid ja see on juba võimas. Väiksed tarod ja väiksed kaardid, nemad räägivad meie igapäeva asjadest. Meie suhted ja meie mingi tööasjad, rahaasjad, igapäeva mingisugused käigud ja toimetused. Suured kaardid, need on nagu võimsad kategoorilised elumuutjad. Suured õppetunnid, suured muutused, suured mingid algused, ärkamised, eks ole. Ja sul on veel narr ka väljas õigetpidi, mis on kaardipaki esimene kaart, kaart number 0, et täielik uus elu on sul algamas ja see on ka kusjuures aprillikuu kaart ja siis sul on veel väljas päike, mis on kaardipaki kõige õnnelikum kaart üldse, nagu päike on kõige parem kaart, vahet ei ole, mis pidi ta on niikuinii hea, on ju. Et vau, mis kaardid ja vau, mis kuu, valik number 3, et nii palju on, et sa selle endale siis valisid. Rääkides nendest suurtest kaartidest, tead, ma ütlen sulle niimoodi. Kui sinu elus on olnud ükskõik mis draama, midagi väga rusuvat, katki midagi suhted, rahaasjad, ebastabiilselt, midagi on juhtunud sinuga, ükskõik kui negatiivne, raske, halb või õudne seega olukord ei oleks olnud, päike tervendab kõik. Põhimõtteliselt on niimoodi, et kui päike tuleb välja kuskil juba lauale, siis ei ole mõtet edasi rääkida, niikuinii sul läheb kõik hästi. Nagu, et me võime selle video kohe panna kinni ja ka mitte edasi vaadata, sest niikuinii on kõik hästi. Päike ongi lihtsalt niivõrd hea nagu kaart. Päike on hästi ka nagu tervisega seotud ja sellepärast sul ongi siis kaitsehingede kaardipakis ka see tervise nagu kaart siin on ju väljas. Et kui sul on olnud mure nagu enda või pereliikme tervise pärast, füüsiline tervis, vaimne tervis, terves kehas, terve vaim ja nii edasi, et
tervis paraneb tavaliselt nendes kaardides tohutult, päike seda ka siis meie ellu toob ja võib-olla ise ka hakkad rohkem nagu rõõmu tundma, rahuned maha, kuidagi ise ka tunned, et keha nagu jaksab rohkem ja oled ka kuidagi rohkem selline liikuv ja ma tahadki nagu rõõmuga võib-olla trenni teha ja rohkem nagu selliseid tervislikumaid valikuid endale nagu seada, et on hea võttagi tervis endale fookuseks, et tervis ja isegi ma ütleksin armastus, et need on head töö ja raha pärast sa muret tundma ei pea, sul on niikuinii see auahnuse kaart, see raha kasvab ja siis sul on ka see ilves, see on kaart number 8, hästi roheline kaart ka, niikuinii raha on sul väga-väga hea ja raha pärast mina ei paanitseks ega ei punnitaks. Ma ei käiks nagu kraapimas kuskil, et kas nüüd ikka läheb hästi, ma tõesti valik number 3, ma rahuneks täiesti maha rahaga, isegi kui sa tunned, et on hirmus või ärevus või ebastabiilsus, niikuinii sul läheb hästi, see ei olegi selle kuu nagu põhiteema, et rahaasjad lähevad korda, et selleks, et sa saaksid keskenduda olulisele tegelikult enda elus, see on tervenemine päikesega, esiteks füüsiline tervis, teiseks sisemine laps. Et kõik lapsepõlve traumad, vanematega seotud mingid errorid, vastikud mingid teemad, mälestused, see päike tervendab kõik ära. Ka sisemine laps tahab hästi trallida, laulu, koori, tantsu, trenni, ronida puu otsa, hüpata üles alla, liikuda, sportida, sõpradega saada kokku, mängida rohkem, mängida eluga, mängida nagu kuidagi ka nagu loomingu mõttes, maalida, joonistada, laulda, tantsida, kreatiivsus, nagu luua midagi. Lastele hästi meeldib ehitada ja luua, vaata, ehitavad mingit liivalossi ja mingit onni metsas või kõike, et päike, mul on tunne, et sa oled niivõrd tugevalt selle ennast tervendanud või enese tervenduse teekonnal olnud, et sa jõuadki enda sinna sisemise lapse nagu kõige sügavamate teemadeni ja sa need viimased asjad tervendad ja unlock'id ehk siis avad läbi loomingu tegelikult. On see muusika, mingi maalimine, mingi muu väljund, äkki on see sotsmeedia või blogi kirjutamine, raamatu kirjutamine. Kui sul on need mõtted käinud nagu läbi, absoluutselt, see kuu võiks olla täis loometööd ja loomingut ja kreatiivsust ja fantaasiat ja mängulisust. Mäng on hästi oluline, et me rohkem nagu kuidagi ka naudiks elu, sest elu tegelikult ongi üks suur mäng, et see kõik natukene fake meie ümber siin ja me ise saame ka väga nagu mudida seda, milliseks meie maailm nagu muutub või läheb, et see on normaalne, et meil kõigil on madalseisud, me kõik mõtleme üle, me kõik unustame ära, et me oskame manifesteerida, ja et see on täiesti loogiline, et ka kõige võib-olla kõrgema võnkega inimesed mõnikord satuvad natukene sinna madalseisudesse, see on ka okei. Et ära piitsuta ennast nagu selle pärast. Ja päike, mida ta veel tervendab? Armastus ja paarisuhted, kellel on olnud mingid errorid armastusega, suhetega, kellel on natukene untsu läinud need suhted, kes lihtsalt nagu pikka aega juba ootab kedagi enda ellu ja üldse ei tule, no usu mind, sul tuleb, sul oli juba väga head kaardid ka siin nagu väljas. Ja mida päike veel tervendab? Raha, rahaasjad, võib-olla ka tööga seotud mingisugused hirmud, ebastabiilsus sinu elus, võib-olla ka nagu pead tegema ühe suurema, tugevama otsuse selle kuu jooksul, sest sul on ka armastad väljas, armastad tavaliselt on see või teine, tahan või taha, A või B, jah või ei, jään või lähen, kumba suunda valida. Võib-olla on see tööga seotud, kellegile suhetega seotud, võib-olla on see kodu, et kuhu kolida, mida teha. Ja ma ütlen ka nii, et see aprillikuu on sul hästi suvega nagu seotud, juunikuuga kindlasti, augustikuuga kindlasti, juuli on natuke vahele siin jäänud, aga päike võib ka tähendada tervet suve, juuni, juuli, august või siis augustit ja armastajad on juuni, eks ole, et see, mis sa siin aprillis nagu käima lükkad, mõtled, teed, räägid, suhtled, alustad, et nendes kuudes hästi ka nagu vilja kannab või et suuremad otsused ja muutused võivad ka siis üle kanduda hoopis juunisse või augustisse. See on ka nagu selline loogiline siin, et pead tegema suure otsuse, võib-olla ka selles kuus armastates, et jään või lähen või mis ma siis nüüd enda eluga teen. Ja tead, soovitus on see, et otsusta hästi julgelt, otsusta see, mis on põnev, mis on lahe, otsusta nii, nagu sina tahad enda elu elada. Iga rada pakub midagi erinevat, iga töökoht, iga suhe, iga kodu, iga suund, mille me valime. Lõppkokkuvõttes tõenäoliselt suht samasse kohta välja jõuame, sest kõik meie elus on nagu hinge teerajalt, me ei saa nagu kõrvale kalduda nii-öelda, kui hakkame kalduma, siis universum korrigeerib meid, Aga
võib-olla sinna nagu lõppeesmärgini ja hinge nagu raja täitumiseni võivad viia nagu erinevad teekonnad, eks ole, erinevad pisikesed rajakesed, mis viivad nagu siis sellesse sihtpunkti nagu välja. Armastajad ongi nagu see valik, et mis ma siis tahan ja et me peamegi küsima endalt, mitte teistelt, mitte teised inimesed ja pere ja kuidas ikka neil on ja mis ma nüüd ikka siis teen, siis sul läheb pea sassi, et sa pead küsima endalt, aga kuidas mul on lahedam ja põnevam, mida mina sooviksin teha, et millist elu ma tahan kogeda, kes või mis pakub mulle just sellist unistuste elu. Ja tead, kui lihtne tegelikult, ma tean, et seda on kerge öelda, aga tegelikult nii, kui me selle otsuse teeme ära enda sees ja see klõps nagu käib ära, et tead, ma valin selle, ma hakkan nüüd seda tegema, ma hakkan õppima seda, ma lähen sinna tööle, ma teen seda, ja oi, kui kiiresti hakkavad asjad muutuma ja sul ongi narr, mis on uue asja alustamine. Narr on kaardipaki esimene kaart number 0. Peagi, võib-olla, kui see ei ole juba aprillis ja see on tegelikult aprillikuu kaart, ja kui see ei ole aprillis, on see edaspidi siin, aga sa hakkad peagi tegema midagi, mida sa ei ole mitte kunagi varem elus teinud. Ja sa isegi ei näe, mis see on, sest mõõkade 2 on silmad kinni seotud. Mõõkade 2 on kohe siin on ju väljas selle narri kõrval, eks ole. Mõõkade 2 on selline, et tühja koha pealt tuleb midagi. Ma üldse ei näe, et see on tulemas ja narr on mingisugune kategooriline võimas uus algus. Narris võib muutuda kõik. Uus elukoht, uus töökoht, uued suhted meie elus on ju. Et kuna ta on kaart number 0, siis me alustame nagu puhtalt valget leheküljelt. See on tegelikult väga-väga ilus, hästi nagu tugev, aga positiivses mõttes nagu tugev ja ilus energia, mis sul siin siis aprillikuus valitseb, et potentsiaal on hästi suur. Ainukene asi, kuidas sa enda jaoks võid nagu jutumärkides rikkuda midagi ära, on see, kui sa hakkad üle töötama, üle mõtlema, üle punnitama ja kuidagi lähed sellest voolamise seisundist nagu välja, et sa ei lähe nagu vooluga kaasa ja vaata, mis elu toob ja tead, ma olen õnnelik ja niikuinii kõik laheneb. Kohe, kui sa hakkad paanitsema ja nagu üle punnitama, üle tegema, siis nagu kuidagi see flow võib nagu meil muutuda natukene see jõevool kärastikulisemaks ja siis tekitad endale lihtsalt segadust juurde. Et see kuu nõuab sinult väga palju tundmatusse hüppamist, hirmude ületamist kindlasti, katsetamist, proovimist ja ka narrikaardis usaldust teiste inimeste vastu, usaldust, et asjad lähevad hästi, usaldust, et universum hoiab mind, usaldust, et mul ei saagi halvasti minna, eks ole. Ja narrikaardis mõnikord tuleb endale ka nagu meelde tuletada, et tead, need maailma kõige sinisilmsemad inimesed, nendel lähebki elus kõik hästi. Nemad on nagu sellised, ma ei tea, proovin ära, et niikuinii kõik laheneb, vaata, et niikuinii läheb kõik hästi ja tead, sellistel inimestel lähebki alati kõik hästi, sest nad isegi ei mõtle sellele, mis võiks halvasti minna. Narrikaaris alati tuleb nagu seda teha, aga ole valmis ja kes teist vahetab tööd, kes teist kodu vahetab, kellel on need uued suhted, et narrikaart tihti toob ka siis uue partneri. Ja narri üks sümboleid on ka koer alati, et see on nagu väga oluline traditsiooniline sümbol siis kaardipakis või selle kaardi peal ja koer tähendab sõpra, ehk siis sõbraga koos, et kui üksinda ei julge, siis sõbraga koos, et mõnikord see narr tähendab, et sõbraga koos lähme kooli või et alustame mingit äri koos või sõber annab sulle head nõu või et sõber annab lõpuks selle nagu julguse ja vajaliku nagu tõuke, et midagi suurt ja uut nagu elus siis ära teha, et ka pane tähele, mis sõbrad nagu soovitavad sulle. Et soovitavad näiteks sulle sobiks see koolitus või kursus või et hästi nagu viivad sind ka siis elus edasi. Ja päike niikuinii tähendab, et sul ei saa halvasti minna. Päike on ju kaardipaki kõige parem kaart, ta on üliõnnelik. Aga tead, sul on päike tagurpidi ja kui päike on meil tagurpidi, mis me teeme? Siis, kui mul see uus töö on, küll ma siis olen õnnelik ja hakkan endale ikka asju ostma. Siis, kui mul on uus suhe, küll ma siis olen õnnelik ja teeme kõike koos. Siis, kui see on tehtud, siis on kõik rahulik. Siis, kui. Ja usu mind, siis, kui sa saad omal selle asja tehtud, ega sa leiad endale kohe uue asja, ega sa ei hakkagi nautima, sest sa ei oska praegu nautida, eks ole. Ja sinu üks suur õppetund on ka peatuda selle kuu vältel teatud ajapunktides, korraks peatuda, võib-olla iga päev lood endale sellise hetke, kus sa peatud ja tunned lihtsalt elust rõõmu. Nagu kuhu ma olen välja jõudnud, mida ma teen, ilm on nii ilus, täna oli toit nii hea, kõik läks nii hästi, see asi tuli mul hästi välja, nii tore oli selle sõbraga rääkida, et me hindame neid toredaid, armsaid pisikesi hetki ja me tõesti naudime ka enda elu nagu kohe nüüd ja praegu. Et kui ma siin juba suhetest rääkisin, et narr tavaliselt siis toob vallalistele uue suhte, narr on keegi, keda sa veel ei tea. Mõõkade 2 tähendab seda, et ta tuleb nagu jutumärkides maakeeli lambist, eks ole, tühja koha pealt nii-öelda, et teda ei ole, ma olen nii üksi ja järsku ta on siin, ja narris see ei ole mingi vana tuttav, see on täitsa nagu keegi uus inimene. Armastajad mõnikord vallalised tähendavad ka 2 inimest, 2 valikut.
mõlemad on erinevad, mõlemad on sama tugevad või head valikud sulle, aga nad pakuvad erinevaid asju ja siis sa peadki nagu küsima, et mida sa hetkel nagu sooviksid, millist elu sa tahad kogeda, eks ole, et kui me endale partneri valime, siis nende energeetika, nende mõttemustrid, et milline on nende elu, et see ka hästi nagu muudab meid, on ju, et see ongi loomulik, vaata, et me kuidagi ka õpime teineteiselt palju. Nad pakuvad võib-olla erinevat elu ja erinevat rada sulle, aga mõlemad on selles suhtes sama head või tugevad variandid, et sul on isegi valida nagu siis kahe inimese vahel. Ja ma ütlen teile ka niimoodi, vallalised, isegi teist osad, kes on suhtes. Sul on surmakaart tagurpidi. See tähendab seda, et minevikust nüüd keegi eks või mingid vanad sõbrad-tuttavad hakkavad kivi alt välja roomama. Oi, ma nüüd ikka igatsen sind ja kuidas sul ikka läheb. Nendele tuleb näidata ust. Ei ole mõtet võtta enda ellu, sul ei ole mõtet sama reha otsa mingi 100 korda astuda, kas sa ei õppinud juba eelmisest korrast, aga sõrm tagurpidi, oi, kus vindub midagi. Vaata, inimesed ei ole üle saanud, muudkui igatsevad, mõtlevad, meenutavad vanu aegu, tahavad tagasi, vaata kuidagi siis hakkavad roomama kuskilt välja. Et neid ei ole mõtet ja mingid vanad tuttavad ja vanad sõbrad, keskendume uuele. Surm on nagu rahu tegemine ka, siis minevikuga lahti laskmine, minna laskmine. Kes on suhtes armastajad, siis tähendab suure otsuse tegemist koos, et kuhu kolida või et mis tööd teha, et teie elu nagu kurss hakkab natukene nagu muutuma, suuremad sellised eluvalikud, otsused hakkavad ka nagu nina ette jõudma. Ja me peame siis koos selle otsuse tegema, et kuhu edasi ja mis edasi. Aga armastajate kaardis see tähendab seda, et teie armastus on väga-väga tugev ja siis armastajad ongi üks kõige suuremaid ja sügavamaid hingesugulaste nagu energiaid, et me oleme nagu omavahel nii tugevalt ja ilusasti nagu ära seotud. Ja siis on meil ka see armastus peab vastu, eks ole, kaart sellest siis armastus- ja paarisuhete kaardipakist ja seal ka siis teine sõnum on siis selline, et armastus ei anna kunagi alla ega ei kaota usku ega lootust. Armastus on just lootusrikas ja peab vastu igale olukorrale, et isegi kui meil on olnud need tormid ja kärestikud ja mingid jamad ja igasugused errorid käivad nagu ka mõnikord selle asja juurde, et millest on nagu palju õppida ja areneda, eks ole, natuke peamegi tülitsema välja omad teemad, aga tegelikult armastus peab vastu igale tormile, et selles kaardis ka, et siin see laevukene liigubki nagu vee peal ja kannab endaga kaasas tervet varandust. Küll siin on lill ja teokarpe ja siin on isegi suur loss, eks ole, et see lossi sümbol võib ka tähendada uut kodu, eriti koos narriga, eks ole, et kes siis tahab kolida või et siis ka uut kodu, väga tore, vallalised võib-olla kolid ja siis sealt leiad endale uue armastuse. Ja kõik see nagu varandus, mida me endaga nagu kaasas kanname, see ongi nagu kuidagi selline sümbol sellele, kui palju me oleme koos nagu kogenud ja õppinud ja hakkama saanud ja kuidagi teineteist ka peegeldanud ja kogu see meie elu mälestus, et see ongi see varandus, mis me oleme koos nagu loonud ja üles ehitanud, et kes on suhtes, see on nagu nii võimas ja ilus nagu sümbol, et siin on midagi nii püsivad, kestvad ja imeilusad ja aina nagu paremaks läheb, et aina ilusamas suunas koos edasi sõidate ja kes on vallalised, siis sinu ellu on tulemas keegi, see on võimsad kaardid tegelikult, hästi suured ja võimsad kaardid, keegi, kellega siis üles ehitada see püsiv nagu kuidagi suhe, kellega luua neid mälestusi, et siin on midagi sellist ilusat, aga kuna see laevuke, mis liigub merel, siis sellel on ka väga tugev reisimise nagu sõnum. Et võib-olla vallalised leiate hoopis uuest asukohast, uuest linnast, teisest linnast, võib-olla on ta merereisi kaugusel, kuna see on laevukene, aga võib-olla lähete reisile tulevikus või et selles kuus ja siis kuidagi seal kohtate kedagi, et ta võib olla mingisugune distants või vahemaa teie vahel. Ja kui on selline tunne, et me elame nii erinevates kohtades, et kas see suhe ikka tuleb välja, siis tuleb küll, sa mõtled üle, see ei ole nii hull, et olete nii eraldi, et see on lahendatav, et see on lihtsalt mingisugune alguse periood, kus te istute eraldi. Siis mõõkade 2 on lihtne kaart, ma ütlen sulle niimoodi, aeg on käes nüüd ja praegu, mida sa muned? Sul on idee, hakka tegema, tahad kirjutada raamatut, hakka kirjutama, tahad sotsmeedias luua sisu, hakka tegema, tahad õppida midagi uut, rega ennast kursusele ära. See on just selline kus meil ei tasuks passida käed rüpes ja munede üle mõelda, vaid mõõkade 2 niikuinii sa oled juba seda teinud ja sul tuleb hakata tegutsema järjest. Kõik ei pea kohe täna ära tegema. Samm-sammu haaval, rahulikult, on ju.
aga mõõkade 2 tihti tähendab, et me pidurdame nagu ennast, et me nagu mõtleme, ma ikka ei tea ja minu käed on seotud, mul ei ole raha ja mul ei ole aega, mina ikka ei saa, aga tegelikult saad küll. Ja siis me mõnikord mõtleme, et mul on nii kiire, et nagu aeg ei ole õige. Tegelikult aeg on nüüd ja praegu. Et ei ole mõtet nagu venida asjadega. Et isegi kui on natuke tundmatu maa selles narris ja mõõkade 2, et ma ei ole varem teinud ja ma ikka ei oska, kuidas nüüd ikka välja tuleb ja äkki nagu failin, vaata, äkki kukun läbi, oi kui õudne. Nagu failimine, vigade tegemine on mõnikord nii oluline ja nii vajalik ka, et me nagu saaksime aru, mis siis meile meeldib ja mis tuleb välja, mis ei tule. Et pigem katsetamise kuu. Et see narr ja mõõkade 2, proovi midagi uut, midagi, mis sa varem ei ole teinud. Selles tundmatuses on palju võita, ka rahaliselt kusjuures on ju, et päris nagu ägedad kaardid. Ja siis muidugi meil on see surmakaart tagurpidi, kaart number 13 on ju. Ja nii, surm tagurpidi. Mugavustsoon ja tegelikult surmakaarti on väga palju tulnud välja, et ma olen neid siis erinevaid isiklikke lugemisi teinud inimestele terve kevade vältel, et eriti siin veebruar, märts ja on näha ka aprillis on see surmakaart siin väljas. Surmakaarti on palju tulnud ja see tähendabki suurt kollektiivset ümbersündi. See ei ole halb kaart, see on pigem positiivne märk. See tähendab seda, et vanad asjad peavad surema nii-öelda jutumärkides meie elus, eks ole, kaduma, mõttetud sõbrad, mõttetud töökohad, mõttetud mingisugused ka mõttemustrid või käitumismustrid, on need kehaga seotud, tervisega seotud, äkki me ei liigu palju, äkki me kuidagi natukene loppi samadega istume liiga palju kodus, et see kõik, mis on stagneeruv või mis hoiab meid elus tagasi, surmakaart, palju õnne, puhastab ära. Mis meil hakkab siis ebamugav ja hirmus, et meil ei ole seda vana, tuttavat, mugavat energiat enam. Ja nüüd on vaja leida midagi uut ja surmakaardis me nagu muutume tegelikult ise uueks. Sa võid tahta enda välimust muuta selles koos. Tõenäoliselt suhete valdkond hakkab muutuma, et mingid vanad sõbrad kaovad, uued tulevad asemele. Osad tahavad kolida, tööd vahetada surmakaardis ja väga hea. Mida ebamugavam sul on seda uut asja tehes, seda õigem see tegelikult on. Kahjuks valik number 3 niimoodi on, et see tundub nii tundmatu ja nii teistsugune ja kas see on ikka õige, ma ikka ei tea, aga tegelikult kõik ongi väga-väga õige. Kõik uus on nagu parem kui vana selles surmakaardis, et ta on nagu ka natuke selline ülemineku perioodide kaart, see surm. Et me peame nagu puhastama enda seest ja enda elust palju ära. On hea ka puhastada enda kodu näiteks, visata vanu asju ära, et saame ka siis energia nagu liikuma. Ja võib-olla see sõnum lohutab nagu kedagi, et kellel on hiljuti, mitte et ma seda ette ennustaks, aga kellel on hiljuti mingi sõber või tuttav või partner või keegi on nagu, on mindud tülli või et on mindud lahku, eks ole, et on nagu kadunud sinu elust või et mingid sõbrad ühel hetkel ei vasta enam või vajuvad kuidagi ära. Siis see on selle surmakaardi efekt. See tähendab seda, et see suhe või selle inimese energeetika ei haaku sinuga enam või siis kui sa oleksid temaga jätkanud, siis sa oleks tõenäoliselt veel rohkem nagu allapoole või et madalamale sind toonud või elus nagu hästi kinni hoidnud. Et muidugi see on kurb, absoluutselt me leiname seda. Kerge on öelda, et ja vana asi läheb ära ja tuleb uus ja kõik on hästi. Et me peame selle protsessi ikkagi tegema läbi. Ja surmakaart on intensiivne kaart. Me nutame. Meil on masendus, me oleme vihased, miks ta nii tegi, miks see nii läks ja siis me oleme jälle kurvad, jälle nutame, vaatame kurba filmi ja nutame. See kõik on loomulik protsess, et sa oled kuidagi ise ka muutumas uueks ja surm, kusjuures on ka väga spirituaalne kaart, et läbi võib-olla keerukamate elusündmuste surmakaardis hakkavad need vaimsed anded avalduma, kus me oskame nagu selgelt nägijateks muutuda ja tervendada teisi ja vaata siin on ka suhteliselt intensiivselt ka siis sellised asjad meie sees siis avanemas, et iga vana asja lõpp on millegi uue ja parema algus, et tihti tuleb surmakaardis ka seda endale meelde tuletada. Sul on ka see piiride seadmise kaart ja natuke see surmakaarta kurbiti ja vaata kuidagi see armastad, mis on nagu siuke otsuste tegemine ja siis on ka selle tervisekaardipakist on tegelikult kaart tulnud välja, mille nime on sisemine autoriteet ja see räägib nagu piiride seadmisest, on ju, et ma võtan tagasi enda jõu, ma kuulan oma kõhutunnet, kuulan oma nagu tundeid, otsustan enda jaoks paremini, ma ei kuula enam nagu teiste inimeste mõttetut iba või et mingisugused suvalisi nõuandeid, ma ei lase kellelegi enda pead sassi jääda, ma ei lase kellelegi ennast käsutada, pähe istuda, ma ei pea kõiki teisi kogu aeg aitama ja ma oskan öelda ka ei.
ja väga-väga ilusasti ei ja punkt on täislause. Me ei pea hakkama lömitama, selgitama, vastu tulema, okei, ma hiljem siis äkki aitan sind, ei, on ju. Et see on kuidagi nagu selline väga tugev hetk meie elus, kus me saame aru, et me oleks ammu võinud võib-olla enda eest seista, aga nüüd me oleme lõpuks jõudnud selle kohani endas, kus me oleme niivõrd enesekindlad ja nagu enda sellise jõu ja võimu endale nagu tagasi saanud, et me saame aru, et me ei pea leppima kellegi teise nagu suvalise energiaga, soovidega, käitumisega, et sul tõenäoliselt tuleb keegi paika panna või otsustada ümber või et keegi peab kaduma selleks, et keegi uus ja parem saaks nagu sinu ellu tulla, et natukene pead nagu mõtlema ja teine asi ongi see, et enda kõhutunde pealt enda jaoks kõige paremate otsuste tegemine, et see on ka siis armastajate kaart hästi võtta, et kui meil on mingi valik, kus ma siis elan ja mis tööd ma siis teen ja kellega ma olen koos, erinevad rajad, erinevad valikud annavad erinevaid asju meile, et sina pead ise nagu läbi tunnetama, et mida sa vajad, mida sa tegelikult tahad, mis on kõige põnevam, mis on kõige lahedam, ja siis otsustama julgelt, isegi kui kõik teised ümberringi ütlevad, issand jumal, mida sa nüüd teed, on ju, aga sina elad enda elu nagu enda jaoks ja see ongi täielik piiride seadmine, et me kuidagi ei ürita nagu teiste inimeste validatsiooni saada või kas ma ikka teen õiget asja, kas kõigile ikka meeldib mu töö või mis iganes, on ju, et sina elad nagu enda jaoks ja noh, kuna sul on ka, et kui me juba rahast nagu räägime, on ju, et sul on ka see auahnuse kaart siin väljas, kasvav kuu, kaart number 3 maa elemendis, number 3 on väga hea tiimitöö, koostöö, teineteise aitamine, toetamine, et need uued aitajad inimesed, need tugevad ja toetavad ja head nagu tiimitööd loovad inimesed, need tulevad sinu ellu ja siin on nagu piisav auahnust ka on ju sinul, et jõudagi enda nagu sellisesse edukamasse positsiooni nagu välja. Et võib-olla peadki natuke seda sisemist autoriteeti kehtestama, et sina tahad ju ka võita ja sina tahad ju ka, et sul on hästi ja sina tahad ka kuskile nagu välja jõuda, et sa oled number 1 enda elus ja auahnuse kaart sulle tõenäoliselt ka selle preemia siis kuidagi toob või et ka sellist mõnusat kordaminekut töös, karjääris, rahaliselt, et ära lase endal pähe istuda, tee koostööd ka ainult nende inimestega, kes pakuvad sulle tagasi seda, mida sina neile nagu pakud. Ja siis selle kõige keskel on meil ka soovide täitumise haldjas. Tema ütleb siis nii. Ole väga aus ja selgesõnaline selle suhtes, mida soovid oma ellu. Kirjuta oma soov nüüd paberile. See on esimene samm soovi täitumise poole. No see räägib suht selgelt ja konkreetselt manifesteerimisest. Ehk siis kirjuta paberile eriti, eks ole. Kes kirjutab, kes prindib mingi pildid välja enda unistuste kodust ja tööst või et kes ise joonistab, maalib need. Vahet ei ole, mis vormis me teeme. Hea on saada, et see on nagu füüsiliselt meil silme ees, meie need südamesoovid, et mida me tahame elus saavutada, kuhu me tahame välja jõuda, millised võiks olla sinu unistuste suhted või suhe, eks ole, paarisuhe, sinu kodu, milline see on, kui palju sa teenid, kui palju sul on raha, kuidas sa seda raha nagu kulutad või et kasutad, on ju. Et kas sa reisid palju, äkki sul on mingid ägedad hobid, äkki sa saad, sul on just raha ja aega, et siis tegeleda enda lemmik mingite hobidega, tegevustega, eks ole. Et kas sul on koduloomad näiteks, et millist elu sa sooviksid elada, mis on see nagu unistuste elu. See kaart ütleb, et seda on absoluutselt võimalik nagu täita ja saada kõike seda endale, aga me mõnikord ei sätesta endale päris kindlalt nagu seda sihti silme, et ütleme, et tahaks mingit uut kodu, siis on igasuguseid suvalisi asju võid saada, on ju. Aga kui ma ütlen, ma tahan just nii suurt ja vot just sellist ja sellist värvi ja ma tahan seal tunda ennast õnnelikuna, siis kõik pere mahub sinna ära, kõigil on hea olla, ilus aed on näiteks, on ju. Nüüd me peame hakkama spetsiifilisemaks natukene nagu minema. Et igasugune selline vision boardide tegemine ja väga hea selles kuus ja natuke me saame need konkreetsemad sihid endale silme ette ja soovide täitumise haldjas tähendab ju, et sinu soovid täituvad, on ju, kõik, mis sa soovid, sa saad, on ju, et selles suhtes ja sul on niikuinii juba need suuri kaarte ka nii palju väljas, et see on tõesti nagu elu muutev kuu isegi, ma ütleksin niimoodi. Ja sinu esimene kaart number 8, väga hea rahanumber, rahaasjad üldse sul head, kasvavas faasis, aina tugevamaks läheb, 8-ga tuleb suht palju ka tööd teha, aga mida külvad, seda lõikad, eks ole, sa oled tubli, sa oled töökas, sa saad hakkama, sa ka teed häid otsuseid.
Ja see Ilvese hing on siis see kaart number 8 loomahingede kaardipakist. Ja see kaart räägib tegelikult elu müsteeriumitest. Mõnikord kogemata satume täpselt õigesse kohta, täpselt õiged inimesed, täpselt õiged mingid valikud tulevad nina ette, täpselt õiget moodi. Ise ka ei tea, kuidas ma sain selle. Ja see ongi natuke see narri ja päikese nagu efekt, vaata. Narr on selline, komistab nagu hea asja otsa. Miks ta sinna kogemata komistab on see, et ta ei muretse, kus see hea asi siis on. Ta elab enda elu lihtsalt ihihi, ahaha, trillale, trallalla. Tead, suva, niikuinii läheb kõik hästi. Ja siis lähebki, ta on nagu sellises vooluga kaasa minevas energias, on ju. Et selleks, et sa saaksid müstiliselt läbi elu nagu käänakute ja müsteeriumi täpselt õige asja otsa komistada, on paradoks, on nüüd see, et mida vähem see sind huvitab, seda kiiremini sa selle saad. Jällegi, kui sa hakkad, see on ainukene miinus sul see, kui ka lisaks sellele, et mingid mõttetud eksid tulevad tagasi selles surmakaardis tagurpidi, et ainukene miinus on sellel kuu see, kui sa hakkad ennast suruma, pingestama, üle punnitama, on see raha, on see suhted, mis iganes, vahet ei ole. Kui sa hakkad nagu, miks see juba ei tule, ma juba tahan, ma teen veel ja veel ja veel ja miks see juba ei toimi. Et kui sa sellisesse energiasse satud, siis sa rikud enda jaoks ära. Aga mida rohkem sul on nagu suva ja haha ja käin välja, see kõik on nii tore, elu on nii meilus. Ja sa üldse ei huvita, nagu sind ei huvita või sa ei muretse üldse nagu selle pärast, millal ja kus ja mis nüüd saama hakkab. Järsku kõik nagu iseenesest loksub nagu paika, et seda see Ilves ka meile nagu õpetab. Pluss Ilvesed kõik nagu need kastlased, vahet ei ole, kui suured või väiksed, nemad õpetavad meile piiride seadmist kindlasti. Ma ütlesin sulle, et ära praegu paita mind, see on enda süü, et sa said hambaid natukene või küüsi, eks ole. Ja teine asi, nad õpetavad meile seda isepäisust ja nagu iseseisvust, et me ei hooli kellegi arvamusest, me teeme enda asja nii, nagu meie tahame, et kass, kes kõnnib oma päi ja enda teed ja ta on nagu selline kassi sümbol on ka alati väga tugev nagu äriedu nagu sümbol, on ju, kui sa näed näiteks unes kassi, on ju. Kassipoeg võib tähendada mingit uut ettevõtmist, uut tööd, uut äri, on ju. Ja ka täiskasvanud kassid samamoodi, vaata, et nad on väga edukad nagu, või et sellise tööalase edukuse ennustajad. Eriti kui me teeme midagi iseseisvat, et see võib ka olla nagu loominguga seotud loometöö, millega raha nagu teenida või et enda äri siis alustamine, et kassid tihti neid sümboleid endas kannavad, aga see Ilves, see on natukene selline metsikum versioon nii-öelda. Ilves ju ei ole selline koduloom, tema on ikkagi nagu metsistunud, ehk siis midagi nagu kättesaamatumat või erilisemat võib-olla hakkad tegema, mida teised ei olegi selle peale tuld, on ja see on ka selle narrikaardi kästi nagu seotud, aga ükskõik, mis sa teed, päike niikuinii sul läheb hästi, vahet ei ole, mis sa teed, aga tegema peab, eks ole, et me selles mõõkade kahes ei jää nagu istuma ja vaata üle mõtlema, et aeg on käes nüüd ja praegu. Voot see niimoodi, valik number 3, võtame ka siis sinu olulised tähemärgid, siin laua peal meil on surm, tema on Skorpioni isikukaart, armastajad, see on kaksikute isikukaart ja lisaks on sul välja tulnud lõvi, ma tahan ja vähke, ma tunnen. Ja siis valik number 3, võtame ka siis siit kausikesest välja sinu aprillikuu kõige olulisemad kuupäevad, millal miski juhtub, sinu ellu tuleb, mis need olulised nagu punktid siis on. Ja valik number 3 seni, kuni ma neid siis kuupäevasid siin avan. Ma tahan sulle rääkida sellest, et tiiutarot.ee lehel on siis olemas, näed 13, surmakaart 13 ja number 13 ka aprill, sul on välja tulnud. Et tiiutarot.ee lehel on igasugused erinevaid lugemisi, need on ka valikaart stiilis lugemised, nagu ka see aprilli lugemine, kui see sulle meeldib, saad siis vaadata, seal on mida toob aasta 2026, mida toob siis kevad, märts, aprill, mai, seal on ka armastust, raha, seal on kõike ja kõik tarokooli kursused, tiiutarot.ee /tarokool. Kõik tarokooli kursused on praegu soodushinnaga, et kui sa tahad tarosid õppida, saad seda sealt teha. Hetkel soodushinnaga kõik, kes soetavad ükstahes millise tarokooli kursuse, need saavad siis edaspidi igavesti ka siis minuga selle kooli kohtumise ka siis soodsamalt ja rohkem infot leiad minu sotsmeediakontodelt. Valik number 3, sinu siis aprillikuu olulised kuupäevad. 1., 6., 8., 12., 13., 14., 17., 18., 21., 26.,
ja 29. aprill. Vot niimoodi valik number 3 see siis oli sulle. Ma loodan, et see tuleb hästi vinge, imeline, tore, vahva, äge aprillikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!